Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on mul siin külas Anneli ja me plaanime lihtsalt vestelda. Just. Teemadel, millel me tahame. Tere Anneli. Just. No vaatame, et kuhu see jutt meid viib. Tegelikult on ju paljust rääkida siin tänapäeva maailmas. Kutsus mind külla ja tean, et Angela on siuke tore ja väga intelligentne tüdruk, nii et... Oi, aitäh. Nii et vaatame, mis siin toimuma hakkab. Kõigepealt alustuseks sulle siis pisikene kingitus minu poolt, hematiit. Pane alati siis näiteks siis arvuti ja enda vahele või et võtab selle kiirguse maha ja... Ta kaitseb siis kiirgust. Kiirgusest, jah, et emake maa on meid ju varustanud igasuguste huvitavate asjadega ja... Hematiit. Hematiit on see, jah. Seda võib siis magamistoas näiteks kapi kõrvale ka endal panna? Absoluutselt, absoluutselt, et imelised kivid on turmaliin, hematiit, obsidiaan, kuna meil on seda arvutikiirgust ja üleüldse kõiksugu kiirgust, eks, et siis... Kas sa ise kuidagi tunnetad, kas see kiirgust? Mul on näiteks arvutiga nii kui mul arvuti laeb, ma ei suuda samal ajal arvutis nagu olla, kui see juhe taga on, sest et see kiirgus, et nagu see on nii tohutult palju suurem. Ma lülitan välja näiteks ööseks kõik asjad, kõik panen Bluetoothid, panen sinna net maha, et vanasti näiteks, kui ei olnud veel nii korralikud telefonid, siis mul kippusid nad taskus põlema minema. Päriselt? Jaa, et on juhtum, kus mul taskus lihtsalt läks üks Nokia põlema nagu, et õnneks ma nägin, et maja maha ei põlend, aga et jah, kiirgused on ikka... Ma usun, nagu tavainimesel ei ole kunagi sükest asja juhtunud, aga et nagu siis energia on sul lihtsalt nii tugev. Ma arvan, et ma kuidagi nagu tavaliselt, kui just läksin eile näiteks kuskile apteeki, astun uks sisse ja siis 2 lambipirni läksid laes katki, siis apteek vaatas mulle otsa, ma ütlesin, ups! Või lähen poodi, näiteks Electroluxi ja siis Electroluxi poisid ütlesid, et meil pole kunagi seda juhtunud, aga kogu meie arvutisüsteem on maas. Issand, kui põnev. See on eluaeg olnud nagu väiksed nüansid, mis minuga on kaasas käinud. Aga ma olen sellega alati arvestanud ja alates ma teen näo, et ma ei tea mitte midagi. Ups, teie probleem. Ainuke koht, kus ma kardan on siis, kui ma lennukis olen, sellepärast, et kõik, mis on katki, kipub katki minema, siis ma alati mõtlen, nii lennuk, palun ole terve, palun ole terve. Õnneks lennukitega midagi veel juhtunud ei ole. Ja loodamata juhtu ka. Ei. Ei. Aga jah, vaatame siis Angela, kuhu me hakkame siis liikuma täna. Sa rääkisid, et sa lülitad kõik netid asjad välja, aga paned selle lennurežiimi peale ka telefoni ööseks. Mul käis just hiljuti podcastis üks elektrik ja ta rääkis, et tegelikult kui sa selle lennurežiimile paned, ikka ta kiirgab on ju. Paljud inimesed arvad, et paned lennurežiimile, magan see telefon ikka pea kõrval, osad magavad telefon padja all. Jah. Täitsa uskumatu nagu, et... Sa ei pea isegi olema teadagi mingitest nagu nendest hulludest EMF-nist kiirgustest ja veel mis iganes eri liikidest, aga kui sa juba loogiliselt mõtled, nagu see ju ikkagi kiirgab midagi või Bluetooth kõrvaklapid, kes magavad kõrvaklapid peas. Aga üleüldse Bluetooth kõrvaklapid. Ja üleüldse, jah. Üleüldse, sellepärast, et ma tahtsin endale muideks uusi kõrvaklappe juhtmega ütlesid, ups, ei tehta enam. Päriselt? Jaa. Mul õnneks vanast ajast mingid on, ma kasutan ka. Et mul on neid igatepidi parandanud, et ei tehta enam, sellepärast, et kõik on Bluetoothiga, et... No mina isiklikult trennis näiteks, kui ma teen jõusaalist trenni, siis ma ikkagi kannan neid suuri üle kõrva, mis on Bluetoothiga, aga see on nagu mingi tund aega päevas ja paar korda nädalas, eks ole. Aga noortel on kogu aeg kõrvas. Ja just eriti, kes tööd teevad kodus ka mingid need Bluetoothid kogu aeg kõrvas on ja hommikustõhtuni. Istuvad arvutis ja siis nad magama ja siis telefoni panevad padja alla. Et see on košmaar. Aga ma arvan, et nad üleüldse inimene ennem ei pane tähele, kui tal juhtub mingi tõsisem terviserike. Alles siis hakkab seda hindama. See kohe ei paista on ju välja, aastaid võtab aega. See võtab aastaid aega, aga pärast on väga hilja. Et tegelikult oleks nii tore, kui me suudaks seda ennetada. Me oleme praegu rääkinud vaata sellest, mis nagu siin üleval pool, nagu osad käivad telefonid taskus. Naised, mehed, naised veel eriti on ju, et me ju ei tooda kogu aeg uusi neid munarakke on ju, et... Näen tänava pildis Pepu peale, siis ma juba hoian hinge kinni nagu, ma tean, mida see teeb seal on ju, ja siis ma tean, et kui ta seal Pepu pealt ära võtab, siis ta paneb ta lõpuks padja alla, et tal on kogu aeg see seal, mis kiirgab, et ja meestel, et issand jumal. Ja siis mõeldakse, miks me lapsi ei saa enam. Ja miks me lapsi ei saa, sellepärast, et Ja asi ei ole alati naistes, on ju. Alati ei ole naistes asi, sellepärast, et neid terveid
poisikesi enam ei tule peale. Vaata, kas või aluspesu, vaata, nagu kangad, polüester ja kõik, kuidas need tegelikult neid mõjutavad. Koerte peal vist tehti uuring, täitsa nagu ametlik uuring, et pandigi koertele need nagu mähkmed jalga, üks oligi siis nii-öelda mingi naturaalsem kanga, siis oli polüester ja oligi, kuidas need polüestri koerad siis jäid nagu viljatuks. Kuidas vanasti üldse vanal ajal raviti inimesi oli see, et pandi linane kangas haigele inimesele peale. Ja mida me praegu teeme nagu, et me eirame, sest linane tundub vaata ebamugav või kuidagi, et võib-olla on ka kallis, see polüester on võib-olla kõige kättesaadavam. Vaatsin kusjuures voodipesusid, oligi teki, kotid, linad, asjad linasest kangast ja need maksavadki mitusada eurot tükk. Aga inimesed peavad aru saama, et see on investeering oma tervisesse. Tüdrukud, ma räägin teile veel ka akneprobleemid ja kõik muud juuste probleemid, et vahetage oma padjapüürid välja linasest kanga vastu, et kõik see mõjutab. Tihti vaata, inimesed ei mõtle voodipesu peale, see on nii, sa tegelikult veedad ju pool ajast seal voodis. Mõeldakse, mulle kui suure osa ajast, eks ja, ma kannan küll mingid naturaalselt, mingid puuvilla riiet asja, kui sa magad. Ja siis lähen kus oled kaavatav, eks ju. Polüester voodipesu. Polüester. Retsib siin ja siis paned telefoni ka veel näiteks toitud veel tervislikult, aga magama lähed niimoodi, et ei hooli. Aga tegelikult on nii oluline õige voodipesu. Et ongi seal, et linasiid, mis võiks olla veel siuke, mida saame soovitada? Mingi aeg uurisin nende kangast ja energiat ja sageduste kohta, et täpselt mis sagedust mingi kangas kannab on ja. Ta oligi kõige kõrgemad, oligi seal see lina, puuvil ja kusjuures siid oli natuke isegi madalamal. Siid oli madalam ja siis oligi inimestel on tekkinud küsimus, et kuidas see võimalik on, vaata naturaalne siid on nii kallis, aga võib-olla ta on kuidagi üles pushitud äkki jälle ka, ma ei kujuta ette, aga jah, et puuvill ja lina on kõige naturaalsemad ja kehale kõige paremad. Ma olen mõelnud, ma vaatan näiteks müüaksegi kas või H&M-is ja Jyskis on ka puuvillast voodipesud on ju, aga siis sa vaatad seda, no see ei ole nagu päris see õige asi, ta on mingi värvitud seal ikkagi on ju, et kuidagi puuvillal ja puuvillal on vahe ja juba ka see, et kuidas seda puuvilla kasvatatakse, kas see puuvill ise on kasvatatud naturaalselt ehk öko või siis see puuvill on juba ka jamaga kasvatatud, on ja, et see juba tegelikult mängib rolli, et nagu tänapäeval on nii raske kõikide nende teemadega. Teades üldse, kuidas kaubandus ja kõik see toimib, siis usaldada ühtegi kaubamärki ega mitte midagi. Et ka need puuvillakangad, kus on hullud värvimustrid sees ja peal on kiri, et enne tarvitamist läbi pesta. What? Nagu, mis asi see nüüd on nagu, et ja siis tulevad näiteks meile mingid toidulisandid Ameerikast, mis on nii üle haipitud siin Eestis ja öeldakse, et nad on ülinaturaalsed. Ja see, et nad siia jõuavad, nad käivad läbi mitme kiirituse koridori, läbi, ma ei tea mille, kontrollitakse kõike, nad jõuavad meile, öeldakse, et see on tervislikud toidulisandid, et noh, et ongi. Just eriti ma mõtlen mingite õlikapslite peal, mingid kalamaksaõlid ja asjad, noh, kuidas neid nagu esiteks transporditakse, hoiustatakse, kuidas need seal rääsuvad ja siis inimesed kirjutab küsivad, kui ma kala ei tarbi, kas ma peaks kalamaksaõli kapsleid juurde tarbima? See on nagu, no tegelikult sa ei taha kumbagi soovitada, on ju, et see kala, mis meil siin poes müüakse, ära osta. Ära seda osta, siis noorakad ütlevad ka, et ärge sööge lõhet, sööge forelli, sööge valget kala. Ja siis meie arvame, et me oleme tarbime väga hästi kala, aga kõige pullim on see, et mille sees see aine üldse seal on see kapsel. Just, ümbris. Kuidas see su soolestikust kuulda jääb? Seepärast, et osad tulevad sama targalt välja, kui nad sinna sisse läksid. Parem oleks, et tulevad. Jah. Et ei kuidagi segu seitse, eks ju. Tegelikult jah, kui mõelda, ma olen natuke uurin ka selle teema kohta, kui palju tegelikult mitu kilogrammi meil seda jama siin soolestikus seisab ja on kogunenud on ju aastatega, aastakümnetega võib-olla isegi, et see ei tulegi sealt nagu niisama lihtsalt välja. Ja kui näiteks mulle räägitakse, ma teen ka 1,2 ja siis ma puutun inimeste kokku, siis inimesed ikka jagavad mulle oma kogemusi, siis kogu ütlevad, et nad peavad tarbima seda ja neil on see madal ja seda peab tarbima ja seda, mida sina tarbima, ütlen, miks ma pean midagi tarbima? Sellepärast, et kõik saab kätte toidust, kui sa oled teadlik. Sa pead õppima, aru saama. Toit on meie esimene ravim. Ükskõik, mis on kuskil kapseldatud, sa ei saa uskuda mitte midagi, mitte kedagi tänapäeval. Ja juba mõtle seda vormi tegelikult, kui on näiteks sa saad punasest lihast mingid teatud vitamiinid versus kapslis. Üks on keemiliselt inertne ja teine on nagu elus ja päris keha ju otse loomulikult omastab ja vaatab neid ju teistmoodi. Et nagu, kui sa mõtled aastakümneid, 100 000 tagasi, inimestel ei olnud kapsleid ja keemialaboris toodetud neid vitamiine on ja.
olidki lihtsalt looduslik keha, sa ei omastas, aga praegu nagu ma ise ei usu, et nagu väga see kapsli teema nagu nii õige on. Mul sama. Öeldakse küll, noh, tänapäeva toidust me ei saa midagi, aga kui sa tead, mida sa tarbid, kui sa võtad õigest kohast õiget toitu ja tarbid seda õigel kujul, et sa ei kuumuta välja sealt neid vitamiine, mineraale. Toit on meie esmane ravim, et ärme palun asenda kapsliga mitte midagi nagu, et kui keegi ütleb mul näiteks isegi dieet, siis ma lähen juba närvi nagu. Dieedid ei tööta, meil on aasta 2025 nagu. Issand jumal, nagu ma olen sealt sajandist, eelajaloosis sajandist, et ka ütlen, et dieedid ei tööta. Tuleb õppida toituma õigesti. Intuitiivselt keha kuulama. Ja iga keha veel on erisugune. Nii, et mitte kellegile ei saa öelda, et ühele sobib üks, teisele sobib teine. Just. Et tuleb jälgida kõike, elurütmi, kõike tuleb jälgida. Ja periooditi see võib ka muutuda, aasta ajati. Ja. Mida sina näiteks toidulisanditest üldse võtad juurde? Mitte midagi. Sama. Mitte midagi. Mul on täpselt sama nagu, mõtlen, et siis mul on nagu nii piinlik öelda, et nagu ma isegi nagu, et kui arstid ütlevad, mul on raud madal või mul on D-vitamiin madal, aga siis mina ütlen, et minu keha on nii tark, et küll keha ise järelikult mingil hetkel ta võtabki kuidagi fookuse maha ja siis mingil hetkel ma tunnen muideks läbi keha, kui mul on mingi ainepuudus, et seda peaksime hakkama õppima tundma, et ma juba tunnen, et suunurgad lähevad kuivaks, ma tunnen, et mul on rauapuudus, et mingid teatud märgid kehas näitavad ja siis me lisame endale mingid teatud toitaineid, lisame näiteks punast liha, kui mul on rauapuudus, et peab õppima kuulama keha. Nojah, see puuduste värk ka, et kui sa teed näiteks veretesti ja sealt näitavad mingi vitamiini madal, sa peaksid tegema 6 nagu mingi 4 korda veretesti, et näha, mis päriselt sul seal madal on, sest et see võib olla, mida sa eile sõid, mida sa täna sõid, mida sa peale sõid, mida sa peale jõid. See näitab ju veres, et tegelikult ainevahetus on nii udupeen värk, nagu see on nagu see biokeemia, üldse inimese biokeemia on nii äge värk, et see on hullult meeldib nagu, ma saan iga päevaga targemaks ja kõik mängib rolli, hormoonid, sugu, elustiil, whatever nagu, et ja siis kõige põnevam on see, et siis ma küsin, et kus toitumine on, võtavad juurde igasuguseid neid toidulisandeid, siis toitumine, ei no mis tava toitumine? Mis tähendab tavatoitumine? No tavatoitumine, mis sa siis sööd? Makaroni, jah. Ja siis tuleb põnev värk, toidupüramiid. Keerame tagurpidi, siis on õige. Uskumatu nagu, kõik toitumisspetsialistid tahavad mind alati killida nagu, et ma ju propageerin tervislikku toitumist ja ma ütlen, et ärge uskuge toidupüramiidi, sellepärast, et see on nii, ma ei tea, see on süsteemi poolt samamoodi välja mõeldud nagu kõik muud asjad. Ja kuna me praegu siin toitumise juures olema, siis alustame siis selle süsteemi sellist toidupüramiidist. Ma mõtlen, kui sa räägid vaata süsteemist ja sellest välja mõeldsest, et kui inimene saab aru, et näiteks see koroonapettus oligi kõik jama, ta saab sellest aru, et seda seal feigiti ja valetati numbrite ja kõige statistika asjadega. Miks ta peaks uskuma meie ajalugu? Miks ta peaks uskuma toidupüramiidi, ametlikke soovitusi, nagu kui meil valetatakse uudised asjad samamoodi, ma üldse ei hakka sinna laskumagi. Ja kui meil valetatakse nii palju, miks peaks nagu süsteemi poolt välja öeldud need toidupüramiidid ja täpselt ajaloolised mingid lood õiged olema? Me jõuame täna sinna laskuda. Igasse nüanssi, sellepärast ma kaevan kõik üles nagu. Et inimesele meeldib uskuda midagi, sellepärast, et siis ta ei võta vastutust, sellepärast tahab toetuda kuhugile, sellepärast, et nii hirmus on vastutada enda eest. Sellepärast süsteem õpetab meile uskuma midagi, kuskil kedagi, usk õpetab meid uskuma midagi, kedagi, jumala eest, et sa ära ise mõtle, ära ise vastuta, keegi kuskil pilvepiiril või kuskil otsustab meie eest, millised patte me teha tohime ja mida me süüa tohime, kuidas me elada tohime. Võtke vastutus oma elu eest ometigi nagu, et kas sa oled kohanud inimesi, kes on aru saanud sellest päriselt koroonapettusest? Väheseid. Väheseid, kuna mul podcastis käivad sellised inimesed, kes on teadlikud. Ja. Ei, aga kas nad olid juba enne teadlikud? Enne koroonapettust või? Nagu sa ütlesid maailma värgist või? Ja. Üksikud, aga üksikud. Aga vaata, ongi see pull, et need, kes olid juba enne teadlikud, siis need ongi teadlikud, aga need, kes ei olnud teadlikud, siis jube väheseid tegelikult see koroona äratas üles nagu. See oligi see, vaata, siis tuli see Ukraina sõda peale kohe Facebookis muudeti profiilipilt
Ukraina lipuks, et kui ta nagu sellest ühest aru sai, teisest järsku enam ei saanud, siis noh, kadusid pooled sealt ka juba ära, on ja siis jäi väga vähe neid, kes nüüd nagu võib-olla päriselt ärkasid. Ma iga lainega kaotan inimesi, sellepärast, et vaatan, et natukene on veel järgi jäänud, vaatan, tuli järgmine peale. Läksid uue lainega. Ja siis on veel paar asja siin peale tulnud. Mis iganes asju me jõuame nendest rääkida, aga et iga lainega ma näen, kui udupeeneks see süsteem läheb, kuidas korjab ära tarku inimesi, kellel mingi potentsiaal on ja kes ikkagi tahavad uskuda endast väljapoole midagi. Mis see praegune laine meil on? Ma ei ole üldse kursiski, ma mõtlen, ikka see sõjateema ja mis veel? See niimoodi vaikselt. Et siin on igasuguseid pisikusi siuksi strateegilisi siuksi nuppe vajutatud, et igasuguseid siin matuseid ja mis on vahepeal toimunud ja igasuguseid nii-öelda siis toredaid presidente, kes arvati, et on maailmapäästjad ja valgustöötaja Trump. Valgustöötajad ja punased mütsid ja siis igast muud asjad ja kõik tahavad mind killida, kui ma ühe sõna midagi pahasti ütlen punaste mütside kohta nagu, et see süsteem on läinud nii udupeeneks, et ja siis vaatan, et meid on nii vähe järgi jäänud. Ma ise olen mõelnud, kaua mul lastaks seda podcasti siin niimoodi teha ja rääkida on ju, et noh, millal pauk ära käib. Minuga on see pull, et ma sündisin süsteemi väliselt, et ma mäletan esimesi hetki kusagilt beebivoodist, kui ma vaatasin ringi. Ütleme, see maailm on tunduvalt suurem, kui me teame. Ja ma juba siis mõtlesin beebivoodis. Ma arvan, et nii mõnigi tunneb ära äkki selle iseenda sealt. Mõtlesin, et kuidas ma siit eluga läbi tulen, aga kuna ma veel ei oska midagi, siis mul on vaja neid vanemaid, kuhu mind saadeti. Issand, need vanemad, kuhu mind saadeti. Me valime oma vanemad ka, et te teaks. Ei ole juhuslikkust, et me sünnime kuhugile. Eriti tugevad hinged ja eriti arenud hinged valivad endale vanemad kes võib-olla meelega krutivad võib-olla midagi peale, et ta jõuaks hästi kiiresti siis seal lapsepõlves ära õppida mingid asjad, mida ta peaks hakkama elus õppima. Ja mida teevad inimesed? Nad kannavad selle, mida nad lähevad ohvirolli, et nad said lapsepõlves võib-olla mingi halva kogemuse ja siis nad hakkavad läbi elu seda kandma edasi ja tegelikult oli see selleks, et sa mitte kunagi selleks ei peaks kokku puutuma üldse. Et siuke pull värk ja siis, kui mina väiksen avastasingi enne kooli. Miks ma siia üldse tulin? Ma mäletan küll see haridussüsteem, et see värk. Kõigepealt ma ütlesin emale, et ma ei taha minna lasteaeda. Ema ütles, et nagu, mis ma teha saan, ma käin ju tööl. Mine tööle, ma olen kodus. Ma räägin, et ma olen 3-4 aastane, eks. Olen kodus. Ma mäletan neid pardikujusid. Mul olid ainult mingid pardid olid, nagu siis ma õppisin läbi nende partide nagu niimoodi. Nii pime oli, ma olin nii lühikene, panin toolid, et klõpsatada tulesid. Ma olin kõige nõus, ma peaks minema lasteaeda. Siis sa pead minema, kui sa ei ole lasteajas, sa pead minema 0 klassi. Nüüd pidi 0 klassi. Läksin 0 klassi vastuvõtukassetele ja siis õpetaja küsis, et katsed olid, et kirjutama nimi, ma küsisin, et kas kirjatähtedes või trükitähtedes, siis juba vaadati nagu imelikult nagu nii. Ja siis see hakkas kuidagi minema niimoodi, et kui ma kunagi sinna kooli jõudsin, siis ma nägin, mida nad üritavad mulle õpetada. Siis ma mõtlesin, kuidas ma nüüd siit eluga läbi tulen. Kuna ma terve lapsepõlve suutsin eluga juba läbi tulla, sain aru, et mind keegi ei murra. Nii, ma pean nüüd koolist läbi tulema nii, et ma läbiks kooli väga edukalt, nii et keegi aru ei saa, et ma ei õpi seda hullust, mida te mulle pähe õpetate nagu. Ja oligi see, et ma, kusjuures ma ei olnud ühtegi inimest, kellele rääkida, mitte ühtegi inimest, et ma olen seda kõik teinud üksi. Ja nad hakkasid mul õpetama kõigepealt üldse näiteks maailma loomist või toimus plahvatus. Mis enne seda oli? Tühjus. Suur pauk. Mis enne tühjust oli? Enne oli tühjus! Kus tühjus tekkis? Tühjus oli! Mina jätkuvalt, kus kohas tekkis tühjus? Siis kõik läksid jumal närvi, sest ei oska mulle, kui te ei oska mulle rääkida siukest asja, miks ma pean uskuma, et kuskilt tühjusest tekkis mingi suur pauk. Ma tegin nalja praegu, selles mõttes, et ei ole hullu. Nii, siis järgmine see, et tarvniteooria, eks ju, arenesime ahvidest, kuskilt hakkasime roomama. Mul oli emal see koolis niimoodi, et mulle rääkinud, et neile ka õpetati, et inimene arenes ahvist
ja siis ta küsis, aga kus tahvid arenesid ja siis õpetaja oli vait. Ja siis mina ajasin õpped ummikusse. Siis nad hakkasid mulle kogu aeg viima kuni sinna molluskiteni. Ja. Ja siis ma iga kord küsisin, aga kus need molluskid siis alguse said, ja nad jooksidki kokku, ütlesid, et minuga mõttetu üldse rääkida. Ja siis ma avastasin, et ma pean suu kinni hoidma. Sellepärast, et üldse ellu jääda siin süsteemis, ma pean olema vait ja hoidma enda jaoks need teadmised, mis mul on, ja siis, kui on õige aeg, siis ma teen suu lahti. Ja muideks ma pole mitte kunagi elus suud lahti teinud. Nüüd alles hakkan rääkima. Sellepärast, et on aeg, kus tegelikult on juba paljud inimesed julgevad kapist välja tulla, et mul on üks siukene märge, mida ma hõikan välja, et kui sa rahu Küünal palun, jah. Ta on elevil, ütle. Et ei, siin ei ole elevusest mitte midagi, sest et tavainimene saast aru, et kui sa oled näinud või tead lõpmatust, siis sa võid mind üles otsida. Ma rohkem sest ei räägi, ma arvan, et kui sa mind nägid või kuulsid, siis saad sellest aru, mida ma praegu ütlesin. Väike märgel siia vahepeale nagu. Nii, ja siis ma tulin läbi selle koolisüsteemi, kuni lõpuni pidasin välja ja üritati kogu aeg igast suunast maha suruda või lükata kuskile raami, et sa pead olema siis kas, ma ei tea, see või too. Ja ma olin kõik, ma tegin sporti, ma laulsin, näitlesin, ma oskan, et nagu kuhu ma pean kuuluma, kuhu, et ja ma tegin oma valikud. Ja siis, kui minu tütar pidi kooli minema, siis minul oli issue. Sellepärast, et kui ma tean, mis koolisüsteemis tehakse, et kuidas ma saan panna oma kõige kallima inimese tavasüsteemi, kus hakatakse seda murdma ja õpetama seda sama jura, mis aastal keegi tapeti, mis aastal oli sõda, sellepärast, et 80% meie ajaloost on vale. Nii vähe ma võtsin rohkem. No, ma tegin nagu pehmendasin. Ma tegin pehmemaks, et osadel oleks võib-olla mugavam, et issand, kui õudne on seda vaadata nagu ja mina otsustasingi toona, et ma ei suuda oma last viia tavakooli, et ma pean talle andma nii parima haridusega üldse võimalik, seepärast, et kõik on võimalik, kui vaid tahta, aga selleks ongi vaja siis vanema soovi, vanema teadmist, lapse soovi, mitte teda suskida väga, et mina ootasin ära, kui mu laps tahtis koduõppele jääda, sellepärast, et süsteem hakkas ta segama, süsteem hakkas seda murdma ja siis ma otsustasingi, et ma nüüd sekkun vahele, et mida ma näen näiteks mingites poliitilistes üksustes, kes tundusid alguses targad, siis mingi hetk, et näen Facebooki postides, üks hakkavad kiruma, issand, kui nõme see haridussüsteem appi, kui nõme mul laps esimesse klassi, siis ma kirjutan sinna kommentaariks, mis sa lapse kooli paned? Jumal, koolis saab ju hariduse, aga ennem on kirunud, et kui nõme see kõik on ja siis vaatad, kui millest te räägite üldse? Kas te päriselt ka saate aru, et te teete näo, et te olete hullud targad ja siis te viite lapse sinna koolisüsteemi, mis hakkab teie lapsi murdma ja te kirute koolisüsteemi. Et see kool on nõme nagu. Aga ikka viivad kooli? Ikka viivad kooli. Viivad oma selle väikse inimese, kellest sa pead hoolima, viivad selle tavasüsteemi, keda nad seal siis hullud kiruvad. Saad aru, et siis ma saan sealt igalt poolt, et ma saan aru jah, et sa oled alaharitud ja sul pole vist lapsi. Ja ma olen alaharitud, ma oskan 7 keelt, ma olen väga üleharitud, et jah, mu lapsed on väga haritud, siis et koolis pole käinud. Tavakoolis. Noh, eks me lõõbime siin, et lõika palun pool välja. Siin kõik, mis me räägime, see on meelelahutus, ärge võtke ühtegi asja tõsiselt, sellepärast, et me teeme siin nalja, ärge jumala eest arvake, et see tõsi on. Muinasjutt ja satiir. Jaa, aga muideks tead, et enamikud muinasjutud on tõsi. Kõik multikad ja mingid ulmefilmid, asjad samamoodi dokumentaalid ju. Absoluutselt. Tõde peab alati päevavalgel olema, nad peavad meile näitama.
ja ka on, õnneks on kuskil mingid ka taibud, kes on meile ette söötnud, näiteks vaata, nii kihvt on vaadata näiteks mingit multikat, mida siis vaatab näiteks laps ja näiteks vaatan mina kõrvalt, siis mina nutan nagu, sest see on nii tõsi. Ja siis vaata, lapsed naeravad, sest nad ei näe seda, vaata seda nagu seda tagapõhja, et väga paljud multikad on nii ridade taha peidetud nagu informatsiooniga nagu, et väga äge nagu. Aga no me räägi praegu ilmselgelt 2025 aasta mingist käpapatrullist ja mingitest nendest ajusöövatest multikatest. Ma nendest multikatest ei tea, multikatest mitte midagi, et kui tahate nagu minu laps sai nüüd siis 20, et ma nendest uutest ei tea midagi. Et siuksed ägedad multikad, mis mul on meeles on, üks multikas on Horton näiteks. Üks elevant, kes siis avastas, et ristiku õiel seemnes oli omaette maailm. Vaadake Hortonit teistsuguse pilguga, see on, ma arvan, 14 aastat tagasi välja antud multikas. Ja kui ma seda multikat nägin, ma siin see, kes selle multika tegi, see on taibu, sellepärast, et ta peitis sinna, oled näinud seda multikat? Ja. Ma arvan, ma olen seda vähemalt pidanud 30 korda vaatama oma väikse öö pärast. Meil kodus kogu aeg ketrevad ühed samad multikad. Noh, ketrasiid. Et ongi, et kas vaatad nagu lapse pilguga või vaatad kuidagi teistsuguse pilguga, siis vaatan, et kuidas on põimitud sinna sisse, et vaadake täiskasvanud pilguga näiteks mingeid multikaid üle, et nii äge nagu. Ma olen vahest isegi hakanud tegema autori kohta nagu uurimistööd, kui ma näen mingit sükest multikat, siis ma nagu, kes see autor oli, kohe lähen vaatan, uurin välja, ütlen, okei, no äge missioon tal siin planeedil. Ja mina muideks üritasin leida YouTube'ist või kuskilt Hortoni multikat ei ole. Et ja siis sain õnneks Tartust ühe toreda naisterahva käest selle plaadi versiooni nagu, et vaadake näiteks Hortoni multikat. Nagu mõtle, kassetimasinad asjad, meil on põhimõtteliselt juba nagu pühitud, vaata. Enam ei müüda, keegi ei vaata, ei kasuta mingit kassette, on ju. Varsti on DVD-dega samamoodi. Noh, kus siin arvutis vanasti oli, vaata siin külje peal, on ju, et tuleb see plaadi koht välja, paned, vaatad arvutist, enam ei ole, on ju. Ja varsti need pühitakse kõik minema, mis meil siis on. Ainult see, mis arvutist tuleb, on ju. Jah, ega siin ongi vaata, et osa inimkonnast siis, kes lähevadki selle nende uute lainete ja võngetega kaasa, nad lähevadki sellega kaasa, kõik selle AI-ga kaasa. Aga need, kes siis on jäänud pidama, siis nad jäävad nagu nii pidama, et mind ei saa püüda näiteks. AI teema, mis sa arvad sellest üldse? Kõik need ChatGPT praegu megapop ju, iga inimene kasutab, on ju? Ei kasuta. Mul on nagu põhimõtteline, et ma ei kasuta, et ma arvan, et jube on nii loll sõna eesti keeles, et koolis näiteks teha mingeid asju või mingid uurimistöid või mingid viidetega mingeid asju tegelikult aitab, ma arvan. Et võib-olla noori, kui nad oskavad jääda nagu niimoodi, et nad suudavad ennast tõmmata kuidagi eemale. Minul põhimõtte pärast ma ei ava, ma ei suhestu, aga ma mingil määral aktsepteerin, kui inimene suudab ennast tõmmata eemale, et ta ei lähe sellega niimoodi kaasa, et ma tean ju, et inimesed juba räägivad GPT-ga või AI-ga nagu sõbraga, jagavad oma tundeid, emotsioone, avaldatakse armastust. Kuni sinnamaani, et meil tulevad robotid, kus meil on naised ja mehed, meil ei ole vaja üldse elusaid inimesi, kes teevad kodutööd, silitavad pead, triigivad riided ja nii edasi nagu, et müstika. Aga ongi nii, maailm ongi jagunenud, ütleme, et räiges versioonis 2. Aga noh, selles mõttes, et kui tahaks udupealt rääkida, siis väga paljuks veel erinevateks versioonideks, aga ütleme, et siis 2 nagu, et ongi, et kes läheb siis selle lainega kaasa, selle AI teema kaasa või need, kes siis need jäävad, kes on kogu aeg olnud keskmes. Mis on meie ülesanne praegu üleüldse? On püsida keskmes. Ükskõik, mis teid üritab rajalt välja viia. Ükskõik mis. Et vahest inimesed arvavad, et oi, ma olen nii tore, ma olen nii spirituaalne, ma olen nii tark, ma olen nii karsklane, ma olen nii vegan, ma olen nii truu. Aga ma arvan kõigist jumala halvasti, sest ma näen neid inimesi, ma näen Facebookis, mis toimub nagu, et kui te annate kellegile mingigi hinnangu, et te olete parem kui nemad, siis te olete täpselt samasugused kui nemad. Et igasugune võrdlemine või hinnangu andmine viib teid täpselt samasse negatiivsesse vormi, kus teie arvasite, et on nemad. Teadke seda. Jah,
see, no nagu sa ütlesid, Facebookis või kuskil iganes sotsiaalmeedias, see tuleb hästi välja kohe. Tuleb. Et siis vaatadki, et vahest loodad mõne inimese peale, et äkki tema veel on alles, vaatad, okei, läks. Postitus tuli ära. Tõmmas mingi veekaela kellegile, ma räägin, mida te riidlete, las kõik olla, kuni ei tehta liiga reaalselt kellegile. Las inimesed möllavad, ärge laske kõigutada ennast mitte milleski. Siin Eestis asja hiljaaegu olles oligi mingi skandaal seal nende selgeltnägijate osas nagu, et keegi hakkas seal mustama nagu teisi, et näete, ma võin teile kõik öelda, et kes on halvad ja kes on head ja siis nagu vaatasin seda, et nagu, mis sa ise praegu teed. Just, täitsa uskumatu nagu, täitsa uskumatu. Covid ajal sai hästi aru, vaata, et kes seal nagu päris mingi spirituaalne on ja vaimne ja kõik ja siis lasid ennast süstida, on ju, mõtled, et siis ütlesid, et nad ei saanud ju kuhugi minna. Ja. Ma ei saanud reisile minna. Ja siis, kui nad käisid mul sülitada kuskile, siis ma ütlesin, et ma ei sülita. Seda ma ei sülita ka. Nii ma ei tee üldse mitte midagi. Et ma nagu, kui nad üritasid mulle selle ninna toppida, siis mul 2 koera lendasid tagaistmelt, tahtsid selle ufonaudi käe ära süüa, kes läbi ukse tahtis mulle selle ninasse panna. Ja kõige pullim oli see, et ma üritasin jääda Covidisse. Ja ma ei jäänud. Ma proovisin kogu hingest, et tahaks nagu lõpuks ometi haigeks jääda. Nagu ei jää. Ma olen nagu töötan ka kuskil, kus on inimesed ja siis kõik nagu ütleme siis meist siis 2 inimest seltskonnast ei teinud siis neid udupeeni asju. Ja siis need, kes 2 ei teinud, siis need töötasid terve aja edasi, sellepärast need, kes tegid, need olid kogu haiged. Et noh, aga ma ei süüdista ka neid sellepärast, et nemad uskusid seda süsteemi. See ongi kõige kurvem, sellepärast, et sa usud, sellepärast, et keegi suur ütleb sulle, et see on tõsi, et vaata, et nagu nii kurb on nagu, et ja siis vaatadki, issand kallikesed, palun mõtelge ise, nagu tehke uuringuid, tehke analüüse, et no osad äkki ei olegi analüüsi võimelised. Ei olegi. See on nende valik ja nemad ei ole, me ei ole paremad kui nemad. Ei. Ja rääkis sellest testist ja sellest, et kes mul rääkis just, Riina Raudsik äkki, et ta ei olnud enne haige, lasi endal ninas ära surkida ja peale seda kohe jäigi haigeks. No, miskit see veel, oota, mul kohe mõte tuleb. Isegi seda ma olen selle peas kuidagi üritanud ära likvideerida sellepärast, et mul istusid ukse taga autodes inimesed, kes valvasid. Mitu inimest mul uks sisse tuleb, mitu inimest maskidega tuleb ja kas nad tulevad tossudega või dressidega. Ja siis ma tegin trenne niimoodi, et mul olid kaardinad ees, mul oli muusika vait, naised tulid sisse kontsakingadega ja me tegime ikka trenni. Saad aru, see on lihtsalt jabur nagu. Ma mäletan, kuidas ma käisin ühes jõusaalis, ma ei saa muidugi nime ja asukohta nimetada, aga tuled olid kustus, sest akendest oli näha ja me tegime reaalselt nagu Peeru valgel, tegime reaalselt trenni, mingi küünal kuskil nurgast põles, tuled kustus, kõik seal rassivad oma telefonist vaikselt, muusika käib on ja trenn sai tehtud. Just. Ja keegi ei saanud teada. Ma ei jätnud ühtegi trenni ära, muideks, et te teaks nüüd, siis kõik te üritasite kittuda, mul saadeti isegi igasuguseid politseisi kaela, politsei ootas all ja siis meil oli kokku lepitud niimoodi, et kui politsei haarangu teeb, siis vaktsineerimata inimesed jooksevad ühes suunas ja vaktsineeritud jäävad saali. Sorry. See on tegelikult nagu kohutav mõelda tagasi. See oli alles paar aastat tagasi. Aga mingi siuke kogemus, mida loodame, et kellegi rohkem ei tule, sest see on nii abur. Mõtle aastate pärast nagu lastelastele rääkides. Nagu seda ei usu seda. Aga kas seda ei saaks võrrelda selle nii kohutav asjaga, kui me koonduslaagrist hakkame rääkima, okei, me ei saa nii võrrelda, aga see pilt ja kõik see tundus nagu see, ütleme siis nagu siuke, nagu tundus täp samamoodi, vaata. Aga ma mõtlengi, et koonduslaagrid asjad, et ega selle kohta ka tavainimesel pole õrna aimugi, mis tegelikult oli, mis need numbrid tegelikult on ja 6 miljonit hakka tegema uurimistööd, mida see 6 üldse tähendab, kust see tulnud on, mis seal päriselt tehti, blablabla. Kui aeglaselt üldse sellel ajal liikus vaata informatsioon või üldse, et noh, me võime sealt hakata üldse tagasi minema, et kus mul tekkis üldse error oli see, et kui mul hakati rääkima need punanäod ja kahvanäod või siis söötati kogu ette, et need kahvanäod on kuidagi paremad kui punanäod, siis ma olin pisikene, siis mõtlesin, et miks need kahvanäod on paremad kui nagu punanäod? Nii, siis tulid järgmised mingid valged ja keegi veel oli kogu. Siis ma alati mõtlesin, et kui need tapavad sama palju kui need, miks siis need on paremad kui need? Ja ma ei saanud aru ja mind ei olnud võimalik
panna valima pooli. Ma ei suutnud valida pooli, sellepärast, et kui sina ja sina tapate, siis oled täpselt sama võrdsed nagu, sellepärast te kuulate kellegi sõna, teid on pandud täpselt. Ja lõppkokkuvõttes, kes neid kahte poolt kontrollib, on ikka üks ja ainus asi seal üleval. Ei ole mitu eri poolt, see kõik on üks sama. Noh, kõik, mis pull toimub meil praegugi, vaata, et ärme palun võta pooli. Ja või üldse, kes... Meil on aasta 2025, ma ei suuda nagu langeda sinna, et ma mõistan inimest või et miks ta ikka annab oma energiat ja tähelepanu nendele asjadele, miks sa ei keskendu ise enda elule, minu jaoks on nii lihtne, aga... Sellepärast, et see annab talle nagu mingi jõu, sest igasugune usk annab inimesele tunde, et ta on nagu keegi, ta kuulub kuhugi punti, et kõik usud ju, mis iganes usk, annab inimesele siukse tunde, et ma olen keegi. Palun loome ennast väljapool mingidki uskumusi, et miks te tahate kuuluda kuskile? Kas te materdate, ei materda nagu, et looge ise ennast, aga paljud inimesed ei taha luua ise ennast. Nad ikkagi tahavad kuuluda kuskile, kus keegi otsustab nende eest ära mingid asjad. Me ei saa seda muuta. No, sellest ma olen aru saanud, et muuta ei saa ja nagu äratada kedagi ei saa, kui ta ise ei ole valmis ärkama, aga just nagu ma kes vähegi kuulab. Kes iganes kuulab, meil on siin meelelahutuslik saade. Ma tulin Angelile külla lihtsalt kohvi jooma, aga siis ta pani mulle mikri ette ja siis me lihtsalt lobiseme, et ärge võtke meid üldse tõsiselt. Nagu. Ja muinasjutt ja. Muinasjutt. Niisama lood. Muinasjutud on kõik tõed, muideks. et vampiirid ja igasugused muud asjad. Päkapikud, hiiglased ja haljad. Te ei taha seda kuulda. Ma vist pean talle ööseks jääma. Jaksate kuulda? Ei oota. COVID ajal samamoodi ju. Kui ma postitusi tegin, ma tegin naljapostitusi, vaata et miks ei ole soovituslik kraanivett juua, aga see oli satiir. Ja siis mingid Delfi lapsajakirjanikud hakkasid faktikontrolle tegema. Naljapostitustest. Sa teed faktikontrolli naljapostitusele, mis mõttes? Ükskõik mis, vaata, nad üritavad kuskile konkse taha ajada, et ära üldse reageeri. Ei, mis mul reageerida, ma saan ainult fänne juurde. Ja, just. Aga see on veel parim, vaata, see negatiivne, see feim. Aga lõpuks vaata, ma saingi aru. Nad tahtsidki mulle reklaami teha. Aga nad ei saa ju seal selles sopameedias avalikult reklaamida mind, kuna ma räägin niisuguseid teemasid, mida avalikult ei tohi rääkida. Aga nad on fännid, nad tahtsid mulle teha reklaami ja siis nad pidid lihtsalt selle nagu faktikontrollina tegema. Okay. Aga tegelikult nad tahtsidki mulle teha reklaami ja head, et rohkemate inimesteni kogu see info jõuaks. Mis meil toimub kraanivees? Teate või? No mis toimub? Mis meil toimub? Kuulakesed. Mis meil toimub igas ühissüsteemis, kus natukenegi voolab kuskilt ühissüsteemi midagi läbi, nagu et mis meil küll seal toimub. Tehke uurimis, ma kus ei ole üks podcast ja sa tuleb ka täitsa kraanivee teemal. Ma võiks nagu üldse igas süsteemist rääkida hästi põhjalikult, sest ma olen hästi põhjalik uurimistöid teinud, aga täna, kuna ma tulin lihtsalt juhuslikult nagu kohvi jooma, et siis ma lihtsalt lõbutsen, et me võime isegi võtta ükskõik mis asja nagu spetsiifiliselt lahti, et ükskõik mis asja nagu, et... No aga rääkima. Võta kas või, mis meil toimub selle kraaniveega siis? Nagu jumal, morss sai otsa. Jumala maitsev morss oli. Angela. Sõbranna tuli külla, nagu, vaat sellised on need sõbrannad, nagu räägib, küsib kraanivett tahad või? Ei taha. Morssi tuli jooma. Sellepärast, et nüüd küsib mu käest, räägi siis kraaniveest. Ja sellepärast, et ma julgen kraanivett juua, siis seda kraanivett ma juua. See on aluseline masinast läbi käinud. No ilmselgelt mina kasutan siis lihtsalt seda masinat on ju, mis muudab vee pH, võtab mingid lõhnad asjad seal ära, ilmselgelt raske metalle, fluoriidi, see masin ise sealt ära ei võta, sealt on eraldi filtrit juurde vaja, mis siis neid asju eemaldaks. Paljud seda kusjuures ilmselt ei tea. Sul on see siis masin, see masin. Et minul on otse nagu käpp on allikas. Ilus. Mul tuleb väga sügavalt otse allikast tuleb puhas vesi ja kõik nagu paljud sõbrad käivad mu juures toomas vett nagu, et mul masinat ei ole vaja. Ma lihtsalt võtan võib-olla mingit rauda või midagi seal vähemaks nagu, et mul on puhas allikavesi. Mõtlen, paljud ütlevad, aga ma ei ela linnas, ma elan maal, mul on oma puurkaev, aga inimesed ei saa sellest aru, et meie põhjavesi ongi juba reostatud on ju. Ja nüüd tulebki see koht,
mis on need reeglid meile seatud, kuhu sügavale me võime kaevata. Sest kui sa kaevad sealt edasi, mis siis sind ees ootab? Millist vett sa siis jooma saad hakata, on ju? Et see on kõik nii udupeen tehnoloogia, et sa ei tohi uskuda mitte kedagi, vaid iseennast, et sa pead täpselt teadma kõike nüansse nagu, et ja ma arvan, et tänapäeval ongi see, et me peamegi sõltuma iseendast, me peame tegema ise uurimistööd, et ellu ja terveks jääda. Issu kasti öeldud, peame sõltuma iseendast. Absoluutselt kõiges nagu, et meditsiin. Ma alati ütlen, et T-lehega gangreeni ravi ja tegelikult penitsiliin on imeline ja kirurgid on imelised, aga igasugune keha tervenemisvõime on imeline, et ärme sekku keha tervenemisvõimetesse igal asjale kuskile midagi toppida vahele, et penitsiliin on vajalik, et võtta põletikuprossima, on vaja lappida, kui inimesel on jalaluu murd või midagi on vaja ära lõigata ja hammas on välja vaja tõmmata ja kõik jutud. Absoluutselt meditsiin on vajalik. Aga meie keha iseenesest tervenemisvõime on mega. Ja ma olen selle kõik katsetanud enda peal, et mina ka. Kes veel? Pange alla kommentaaridesse. Kas te olete katsetanud keha iseenesest tervenemisvõimet või te olete veel murdnud mingid müüte, et öeldakse, et kui sa ei söö, ei joo, siis sa sured ära või sa ei tee veel mingeid asju, siis sa sured ära. Nojah, aga paljud ei teagi, kuidas see keha siis ise terveneb. Kuidas annan antibiootikumist terveneb. See just ju pidurdab seda tervenemisprotsessi. Et... Aga näiteks COVID ajal oleks piisanud 2 antibiootikumist, et tõmmata see esmane foon maha, mis seal tegelikult oli kopsupõletik ja ei antud antibiootikumi öelda, et antibiootikumi ei saa. Ainuke kord, kui oli vaja antibiootikumi anda, ei antud antibiootikumi. Et tegelikult oleks pidanud see kord andma. Kas või vähemalt 2 antibiootikumi oleks selle fooni maha tõmmanud nagu. Et siis räägitakse meile, ütleme siis, et peab sööma. Muidu sured ära. Nii, mina olen siis inimene kõige pikemalt ma olen söömata olnud 5 aastat. Joomata 2 nädalat. Okei, see oli liiga ekstreem. Aga mina eksisteerin väga rahulikult hästi vähese toiduga ja ma olen ametilt treener. Nii et ma teen väga palju trenni. Ja kui keegi tuleb mulle ütlema, et näiteks, et ma pean sööma, erinevad versioonid on mingid teatud tihedusel inimesed, kes tegelikult saavad juba toitaineid kuskilt mujalt. Energiast. Aga jumala eest ei tohi seda teha keegi, kes ei ole selleks valmis, sest osad inimesed saavad ikkagi toitu energiast või sellest toiduenergiast, aga minu toit ainult maandab. Mina söön toitu selleks, et olla maandatud, mitte et saaks energiat. Et ma olen teinud neid pikki katseid, ongi, et kõige pikem on 5 aastat olnud, et ma julgen enam edasi minna, sest mul tundus, et mul energiaplahvatus. Mul on energiaplahvatus ja ma mitte kellegi ei öelnud seda, seepärast, et igaüks mõistaks mind hukka, et mida sa teed nagu, et ja ma julgen mitte kunagi öelda neid katseid, mida ma enda peal tegin, et meil räägitakse hästi palju valet nagu, aga ongi see, et sa pead olema teatud levelil, et siukse asju teha, mitte jumala eest ei tohi seda teha, kui sa oled mitte seal levelil, mitte süüa, et mina olen seal levelil, et ma ei pea sööma, et elus püsida ja trenne teha, et mul oleks energiat. Mina söön selleks, et ennast maandada. Nii võimas. Ma ise ei ole selles mõttes pikki paaste veel teinud, sest mulle see kõige pikem on olnud. Ma tegin lihtsalt katsetuse 4 päeva ja ma ei tunnu mitte mingit nälga, ilmselgelt. 4 on vaata siuke beebi. Mul ei olnud vaja vaata mingit terviseprobleemi lahendada, ma ei olnud haige, mul lihtsalt uudisimu, et paastumine ja tahan katsetada oma keha peal läbi. Tegin 4 päeva, midagi on. Sest ütleme siis esimese tunne üldse või see vabanemine hakkab kuskil alates 7. ja 7. ja sealt edasi läheb niimoodi. Mu isa just tegi 15 päeva vist. Tubli. Kas ta tegi mingi terviseprobleemi pärast? Tead, ma pean uurima ka. Aga ta sai näiteks reumast endal lahti mitukümmend aastat tagasi läbi paastumise. Inimesed, mulla kirjutavad ka, sest et mina ise näiteks karnivoorlusega, süsivesikute vähendamisega, sain reumast samamoodi lahti, et see on päritud isalt. Mis on süsivesik, tekitab põletikku, et te teaksite. Just, ja toidupüramiid ja toitumisspetsialistid. Millest te räägite? Nii, jah.
las nad räägivad, sellepärast nemad arvavad, et ma ei saagi vaata mõista hukka, sellepärast et ka toitumisspetsialiste koolitakse välja ülikooli poolt, et me ei saagi vaata, et seepärast, et süsteem koolitab neid inimesi välja ja nad teevad seda head usus täpselt samamoodi nagu arstid või noh. Ja see ongi see koht, kus inimene on nii süsteemis sees, et ta hakkab seda süsteemi kaitsma. Ja see on kurb. Sellepärast, et tal ei ole peale, kui ta sealt välja astub, tal ei ole jää mitte midagi järgi. Jep. Aga see koht on ka see, et ta isegi, ma ei tea, kas ta ei taha, ta ei viitsi, ta ei vaevu või ta reaalselt saab aru, aga ta ei taha saada, et näiteks meil on veel teisi variante, kui sa jätad süsivesikud ära, kuidas sa hakkad tervenema, on ju? Et nagu siis raiutakse vastu, et ei, et inimene peab süsivesikud sööma, et energiat saada, no kõik need punktid, aga siis ma mõtlengi, et kas ta ei taha teha uurimistööd sinna teispoole, ta ei viitsi teha või ta tegelikult nagu teab, aga ta ei taha sellest süsteemist välja astuda või nagu mis see põhjus seal on? Et pigem on põhjus, et ta on nii palju panustanud sinna aega ja kõik on, ta on ju läbinud 100 miljon koolitust, et sinna jõuda ja ta keeldub sellest. Oi ja mõtle, aga see on ainult toitumine. Nüüd kui inimene ärkab üks päev, nagu mina ärkasin, kõik teemad korraga, kas sa saad aru, mis koormus see nagu kehal oli või? Mis sulle pani üldse siukse tunde, et sa võiks hakata nagu süsteemi väliselt mõtlema või mis andis sulle? Mul oli see COVID aeg. Ma olin ju enne seda, ma olin nii noor, vaata. Kui ma ärkasin, ma olin alles 21-aastane, 22-aastane. Sest, et ma tegelikult ju sind hakkasin märkama sealt COVID ajast, sest ma nägin, et sa tegid mingi ma nagu ärkasin jah, sest ma isegi ei tea nagu kust see tuli, aga ma kuulasin enda sisetunnet. Sest ma märkasin just, et sest sel ajal oli hästi vähe julgeid inimesi ja need, kes olid julged, siis me olime kõik, vaata, tulime pinnale. Ma mõtlesingi, et ma olen üksi nagu siis ma hakkasin vaikselt nagu kuskil universum saatis mingi podcast ja mingi teise inimese postituse seal Facebookis, mõtlesin, et meie kolmekesi oleme või? Kuidas? Aga ma ei andnud alla nagu. Mäletan nii hästi, ülikoolis ka, et see maski teema näiteks kas või. Inimesed on koridoris ukse taga, pooltel on maskid siin lõua all, pooltel pole üldse ees, vähestel on ees. Siis me läheme klassi, õpetaja ütleb, palun paneme kõik maskid ette. Ja kõik, ma vaatan, kõik panevad. Vaatan oma pinginaabrile otsa, küsin nagu päriselt. No, õpetaja ütleb ju. Siis ma vaatan õpetajale otsa, mõtlesin, ma ei pane maski ette. Ma ütlen, mul on tervise probleem, ma ei pane. Okei. Ja siis peale seda päeva ütlesin, et ma ei lähe nagu sinna tagasi enam. Ja siis juba küsitigi teistes tundides seal mingit vaktsiini. Kas sa läksid sinna kehakultuuri õppima ja kas sind visati põhimõtteliselt koolist välja? Ma võtsin ise paberid välja. Otseselt ei visatud, aga see oli see... Ma mäletan, et see oli see hetk, kus ma hakkasin respektima. Sest ma nägin, et sa ei müü ennast maha nagu, et... Isegi Riigikogust mingid poliitikud seal kohe helistasid mulle, paneme asja kohtusse, tegelikult see vist andigi kohtusse, aga ma ei tea, mis sellest sai, ma ei viitsinud süveneda enam siis. Ja mõtlesin, on, mis on, väga hea, et ma sealt ära tulin, kõik juhtub põhjusega, et ma ei raiskanud rohkem aeg. Mitte, et ma oleks vajalikke teadmisi saanud sealt esimesel aastal, kõik oli väga hästi. Aga jah, siis see teine aasta oligi see, kus mind ei lastud enam ühte tundi, sest et see toimus ülikoolist väljapool, ühes teises nagu asutuses, kus nad nõudsid siis vaktsiini ja kiirtest ei sobinud. Ja siis ma mõtlesingi, et oot, kui kiirtest ei sobi, mis mul ainus variant ongi siis teha vaktsiin. Mõtlesin, ma ei tee, ma lähen ära. Ja siis mind veel seal natuke peedistati, ära võta kohe pabereid välja, võta akadeemil. Ma mõtlesin, ei, ma võtan paberid välja. Ma ei tule tagasi, see on lollus, vaata. Samamoodi nagu boikoteeriti mingisuguseid tanklaid, vaata, kes seal oma töötajatelt nõudsid mingeid vaktsiine, said boonuseid, kui nad vaktsineerisid ennast. Et inimesed on tänaseks kõik unustanud muidugi. Ja nad ei taha seda meenutada. Ja ma ei räägi ju, mis ma teen või kes ma olen, aga et ma puutun väga palju kokku siis vaktsiinikahjustustega peale, väga väikse aja pärast peale seda, kui inimesed tegid esimesed vaktsiinid. Nad usaldasid samamoodi ja nad ei julgenud vaata isegi tunnistada, et neil on mingi probleem. Ja miks ei ole hästi paljud asjad isegi välja tulnud, sellepärast, et nad ei julge tunnistada, et sellepärast, et nad nii lollid olid nagu, et aga ma puutun sellega igapäevaselt kokku nagu ja pooled, ma arvan, mis pooled, 70% pole isegi välja tulnud, et kellel vaktsiinikahjustused on nagu, et minu ma isegi see on mulle see huumorinurgake, et ma isegi ei taha sinna COVID aega minna, aga see lennukis oli see pull nagu, et pane mask ette, see mask ei sobi. Siis võtsin 6 maski, siis ma proovisin nagu, et see sobib või? Ei sobi, siis tahtsid seda vaata mingi kirurgilist vaata. Siis ma panin, see sobib, ei sobi, ma panin üksteise peale. See ei sobi, me tahame kirurgilist, siis ma panin 6, see sobib või? See sobib. Siis ma ütlesin, palun mulle tsindoonik, võid ära võtta. Ja siis ma terve selle reisi imesin kõrres seda tsindoonikut ja sõin kartulikrõpsu niimoodi, kõik tahtsid mind killida, et kuidas ma nii taibu olin, sest nemad istusid maskidega. Kas ei saa debiilsem olla nagu, aga see on minu jaoks huumor, et aga lihtsalt on sellepärast kurb, et ma näen, kui paljud inimesed on haiged.
millised on turbovähid, mis hakkas toimuma vähkides, turbovähid nagu need äkksurmad, millest te räägite? Kõik räägivad, ennem olid ka surmad. No me teadsime, et see juhtub ja nii kahju on sellepärast, et ma isegi ütlen, et need inimesed pole süüdi sellepärast, et nad usaldasid süsteemi. Et ma ei saa neid süüdistada, sest usaldasid, sest et alati nad soovivad, et meditsiin aitab neid. Aga samas hingeleping on sõlmitud, ise on selle kõik valinud, et hingeleping on algusest peale sõlmitud. Täpselt, kõik on korras tegelikult. On. Ja, selles mõttes küll. Et korra me laskume sinna appi, aga samas tuleme tagasi sinna, et kõik on korras. Meiega juhtub täpselt see, mis meiega peab juhtuma, sest et kui me ikkagi tuleme siia, siis meil on juba hingeleping ja meiega juhtub täpselt see, mis peab juhtuma, siis ma alati mõtlen, et aga miks sa siis teete üldse, miks sa teete lolluseid nagu, et kui nagunii juhtub, nagunii kukub teliskivi pähe sulle, et miks sa seda vaktsiinid, seda asja teed, seda huumorinurkakest. Aga nad lepingus allkirjastasidki selle punkti, et ta laseb selle teha ja siis tal need asjad juhtuvad. Kurb. Ma tahaks kõiki aidata, ma tahaks kõiki nagu siluda kätt, nagu, et ei ole süüdi ja ma saan aru, vaata, et ei ole süüdi nagu, et aga noh. Siin on nüüd see koht, vaata, et inimesed hakkavad küsima, et mis mõttes, aga kuidas mingisugune inimene saab sõlmida selle hingelepingut, ta sureb mingi nii noorelt või et mingid beebid on ja asjad, aga nad tulevad õpetama vanemaid on ja nad on ise selle lepingu vastu võtnud on ju. No seal on, kui sa tahad nii kaugele minna, et siis meil on vaata väga palju elusid. Minu jaoks ei ole nagu kaugel. Võib-olla kuulajad, et pange kõrvad kinni, see on nali. Et ikka meil on siin ikka sadu elusid, et kui palju me oleme kehastunud. Et, mitte ainult siin planeedil. Just, et hästi paljudest kohtast oleme tulnud. Et, osad. Ja, osad on planeedilt maa ja siis ma ütlen, et mis veregrupp on? Ma ei tea. Ma olen küsinud seda 5 korda oma emalt ja mulle ei jää meelde, ma ei saa aru, kuidas. Okay. Ma ei tea. Et isegi veregrupi järgi ma juba oskan mingit statistikat teha, et kes kust on tulnud millegi pärast tundub, et mingi teatud ports veregrupiga on tulnud nagu kuskilt kohast, nagu, et noh, see selleks. Aga ühesõnaga... No mina siit ei ole. Sai aru juba? me siin ei ole pooled ei ole siit nagu. Need, kes selle COVID-i selle nalja läbi tegid, et siis meid ju sellepärast me siin olemegi, et seda viia läbi ja valgustada seda teed nendele inimestele, kes siis jäid alles, kellel oli seda jõudu, mitte minna sinna aia taha Raekoja platsile, ennast ümbritseda sinna selle aia sisse ja tunda ennast hästi ja irvitada, kes olid aia taga. Jah, see selleks. Et, ja meil on väga palju elusid ühesõnaga, et aga selleks me siin oleme, mis toimub siis praegu üldse planeediga toimub siis sama moodi ülesärkamine nagu inimestega. Muideks, ma olen lihtsalt Angeles Varma pole ühtegi ta podcasti kuulanud. Ma isegi ei tea, palju sa üldse tead asjast, sest mina mäletangi ja alustasin sinuga sõbrasuhet sealt COVID-i algusest, eks ju, et aga ma ühtegi su podcasti pole kuulanud. Tegelikult ütleme ausalt nagu, et ma ei tea, kuhu maani ma tohin rääkida. Sa võid kõike rääkida. Okay. Kui kõik inimesed tegelikult juba koolis õpetataks näiteks lapsi, et see, mida sa siin lood, selle sa ju järgmine elu saad. Et millegi pärast inimesed elavad oma elu nagu peale neid pole mitte miski. Ja siis hästi tihti öeldakse seda lauset, meil on ju üks elu, ma teen kõike, mida ma tahan, reostan, läbustan, raiskan. Kui inimesed teaksid, et see ei ole üks elu, vaid see, mida sa praegu siin teed. Kusjuures mina ei ole väga ammu seda lauset kuulnud nagu. Võib-olla ma ei puutu vaata kokku nende inimestega, et ma olen kuskil teisel nagu sagedusel, aga mina olen tõesti ammu seda sõna nagu kuulnud lauset, et meil on ainult üks elu. Jaa, aga ma ise ei kuule, aga ma näen sealt kuskilt tuleb sotsiaalmeediast läbi, kus öeldakse, et ala, et ma ei tea, mis iganes ma teen, sellepärast, et mul on üks elu. Ja siis mõtlen, et issand jumal, rumalukesed, meil ei ole üks elu. Meil on sadu elusid. Mul on õnneks siuke tutvusringkond, kellega me räägime, et mäletad selle eelmises elus me tegime seda, et kuule järgmises saame ka kokku võtta. Mul on üks sõbranna, kelle ma eelmine elu kuskil tegin siuksi pahandusi kuskil lossis nagu ja siis leppisime see elu kokku, et siis tema, vahetame rollid ära. Aga muideks sugulasinged sünnivadki niimoodi, et me oleme väga palju peres tegelikult vahetame vorme, kui me sünnime uuesti. Et see tundub... Üks on ema, teine laps ja siis vahetate. Kõige hullem on see, et see nagu vend oli eelmise elus sinu suurim armastus. Jesus Christ! Ma ei tahtnud seda teada. See on nagu, et ärge tahtke teada kõike nagu, et noh, et me liigume sugulasingedega koos ja siis vahest siis sõidavad sisse nagu siis uued hingegrupid nagu
ja siis me loome midagi, me tulime selleks ajaks siia, mis praegu toimub planeediga üleüldse nagu see kogu selle planeedi ärkamine, see on üldse kosmilises plaanis siukene huvitav värk, sest kõik jälgivad meid, kuidas me sellest läbi tuleme nagu, et mulle meeldib öelda, et vaata see planeet Maa on nagu siuke katselabor, et siin tehakse ühte suurt katset ja vaadatakse nagu mis me nüüd siis teeme siin on, jälgitakse ja siis kui kaasa väiksena ma küsisin, et oota, meil on pilusilmad ja meil on neegrid ja valged ja kollased ja värgid, siis öeldi mulle, et seal, kus neegrid on, seal paistis päike ja seal, kus pilusilmad on, nad sõid riisi. Saad aru nagu, kas see nagu meid pandigi vaata kokku, ei olnud Adam ja Eeva, vaid meid oli poole rohkem. Ja meid on olnud ka siin planeedil, üleüldse selle maa peal on olnud palju erinevaid tsivilisatsioone. Kui me tahame rääkida püramiididest või me tahame rääkida gigantidest, miks me uksed küll nii kõrged on, miks meile räägitakse, et kõik need hiiglaslikud skelettid, mis on leitud, on fake ja kõik tahtsid neid ulme suuri uksi millegi pärast ehitada Tartaariast. Selle kohta vaikselt, minu arust, jälle see on see, vaata ma ise olen sees ja mulle tuleb see info, aga võib-olla kuulaja pole varem kunagi kuulnud. Aga see on ka see on ta õigus mitte teada, et kustutati vaata mingi siuke ulme äge. Mõtle, kui arenenud me olime seal Tartaaria ajal. Kui arenenud me olime ja siis pandi nagu kustutati, maeti, lõigati ära kirikukellad, likvideeriti, kuna heli ka äratab inimesi. Kuna kiriku otsast saab äkki mingit võnget allapoole jahtida ja sealt saab Tesla moodi seda vabat energiat kuidagi moodi igale poole laadida ja veest saab ka energiat. See on kõik muinasjutt, ärge nüüd võtta tõsiselt nagu, see on muinasjutt. Et likvideeriti Tartaaria tegelikult oli alles hiljaaegu. Ja meile räägitakse mingit seda jaburat ajalugu. Alati, kui tahetakse ära lükata, et see oli nii ammu, me ei saa täpselt teada, on ju. Ja meile räägitakse, vaata, ma räägin sulle selle süsteemi, vaata seda huvitavat värki, et meile pandi raamatutesse nüüd mingi asja, mida lapsed pidid õppima pähe. Tegelikult Tartaaria oli ei olnud väga kaua aega tagasi ja meile kooliraamatutes on pandud vaata mingi teistsugune see informatsioon, et mitte keegi ei teaks, et õpiks pähe selle informatsiooni, mis siis raamatutes on, vaata kooliraamatutes nagu, või piibli kirjutas keegi, huvitav küll, kes see piibli kirjutas. Angela, kes kirjutas piibli? Kes või? No. Kust ma tean? No, lihtsalt, mis sa rääd? Ütle mulle. Ma ei tea. Ma tahan näha inimest, kes teab, kes piibli kirjutas. Kes seda moonutas ja piibli kirjutas inimene. Ja. Kes küll? Ma ei saa öelda nime, aga tea nime ka nagu, aga see pole oluline nagu, et aga lihtsalt ongi see, et me likvideeriti Tartaaria ja meile pandi kooli õpikutesse need informatsioonid, need, miks peaks laps õppima siis kõike seda jura sellepärast, et... Tead, kuidas mul ajalootundidega oli või? No. See on juba alates põhikoolist, ma räägin, et nüüd hiljaaegu gümnaasium või nüüd alates põhikoolist, meil kästakse õpikust lugeda mingi peatükk ja mulle vist ei ole mitte ühtegi tundi sellist, kus ma lugesin ja ma sain aru. Ma lihtsalt loen ja seal on lihtsalt sõnad ja ma sai mingi seos ei teki ja ma lihtsalt loen, ma ei saa aru. Kõik kontrolltööd asjad ma lihtsalt tuupisin pähe või spikerdasin. Ma olen täiesti põline spikerdaja, nagu ma ei oleks muidu seda kooli läbi teinud. Ainult spikerdades kõik asjad, nagu ma ei suutnud vastu võtta seda infot niimoodi. En spikerdades tegin oma tööd asjad ära. Isegi praegu, kui sa küsib mul mingite, ma ei tea, mis rüütli, ordud, maailmas sõjad, asjad või millal üldse Eesti taas iseseisvus üldse ise, siis mul pole õrna aimugi. Veits piinlik on, aga nagu ma päriselt, mul ei jäänud need aastaarvud, need lood meelde, mis seal kirjutati või räägiti või õpetati, on ju, et kuidagi ma mõtlen, et see oli nagu siuke kaitseefekt või nagu, et ma ei tohigi nagu mingit jama nagu sinna pähe õppides läkski ühest käest sisse teisest välja. Ma ei võtnud lihtsalt vastu seda infot nagu. See oli see, et sa vaata oma enda selle hingele truuks nagu, et minul, kuna mul oli fenomenaalne mälu, siis ma õppisin kõik raamatud pähe, mul ei olnud mingit probleemi neile vastata.
ja nad küsisid mu käest ükskõik mis aastaarvu ma vastasin neile ja nad ei saanud aru, et mul on jumala pohhui sellest aastaarvu, sest ma tean tõde. Et mind huvitan nagu, et ja läbi selle ma lõpetasin oma mässamise ära, ma nägin, et mässata ei ole mõtet, et kuna mind süsteemi poolt killitakse ära, aga kuna mina tahan minna võimalikult hästi edasi, siis ma lihtsalt õppisin pähe kõik, mida süsteem nõudis mult. Aga mitte keegi ei võtta ära minul seda infot, mida mul tegelikult peas on nagu. Et mina arvan, sinu hing vaata lihtsalt mäletas seda infot nagu, et mäletab seda infot, mitte ei mäleta. No ja kuule, kui meil õpetatakse ja mingi Hitler lasi endal kuuli pähe, aga nagu paar aastat hiljem olin temaga Lõuna-Ameerikas nagu. Kui podcast kinni, siis ma räägin sulle. See ei ole siin. Hitlerist võin rääkida muideks jumala palju. No. Et ei. Siis kui kinni läheb. Mul ei nagu, et kui ära palun seda panevad. Nii, kus me pooleli jäime? Et üsinaga siis oligi seal, mul läks meelest ära, kuna see meelelahutus ja need muinasjutud on kõik hästi. Me jäime pooleli Isver enne Hitleri teemat. Jumal issand. Kes seda enam mäletab? Hitlerist ei tea midagi. Aga lihtsalt mul on tekkinud elu jooksul nagu mingid teatud küsimusi, nagu näiteks Gaddafi või Saddam Hussein või 911. Ja siis ma iga kord mõtlen, kaua ma ootan neid inimesi, kes päriselt teavad, mis seal juhtus nagu, sellepärast, et see hetk, kui see juhtub, siis ma tean, et see on vale. Ükskõik, mis juhtub näiteks, kus ma olen situatsiooni sees, ma tunnen ära vale energia. Et sel hetkel, kui oli Gaddafi, kui öeldi, et vaata see Gaddafi korraldas midagi, siis oli järgmine Hussein, sellepärast, et Ameerika üritas siis minna siis sinna Iraaki, eks ju, nagu me nagu teame. Ja siis 911 muidugi Bin Laden ründas seda. Ja. Ei, mina päriselt mõtlen, kas praegu tänapäeval 2025 aastal on keegi, kes usub päriselt. Jaa. Kas päriselt, kirjutage palun siia alla. Jätke kommentaar. Kas päriselt keegi usub, et 911 korraldas keegi väljapool Ameerikat. Päriselt mingi räti peal endas sinna torni ja siis see torn nagu vaba langemiskiirusel. Ei, viskas selle idee alla. Passi ei alles. Passi viskas alla. Aga kui te selle maja ehitusplaani näete ja kui te olete insener ja kui te vaatate aineliselt läbi, kuidas see maja ehitati, siis rääkige minuga edasi. Kuule, ja kellel veel on küsimusi, minge pange nüüd, meil on osa eesti keeles tehtud 13-14 osa, Hando Tõnumaa, ulmefilm.ee, leiate ilusasti tundide viisi infot. Kuna mina varem ei ole üldse avalikustanud, üldse pole rääkinud, ma lihtsalt tulin kohvi jooma ja siis ma lihtsalt räägin, sest minul ei ole mingi eesmärk kuskil midagi rääkida. Mu käest on küsitud, et kas sa räägid? Ei, me räägime muinasjuttu. Me räägime muinasjuttu ja kõik jutud nagu. Ja samal õhtul, kui see 911 juhtus, ma olin Itaalias, ma mäletan seda, mind viidi õhtuks kiirabisse, sellepärast ma nägin, kui fake see on. Sest ma esimest korda nägin nii suurt asja otse-eetris. Otse-eetris kanti kohe räägin teise ka veel. Otse-eetris kanti ette siukest õudust ja öeldi, et terroristid ründasid neid torne ja siis need 2 õhkõrna lennukit, mis on plasmassist, murdsid läbi selle titaani ja langetasid terve. Ei, mitte 2, vaid 3. See maja 7, kus olid kogu Ameerika energeetika oli maja 7, need selle ka langetas. Juhuslikult, sinna maandus. Sellepärast, et see maja võnge oli seal 7. all nagu. Ja mul ei olnud mitte kellegiga sellest rääkida. Ja siis ma mõtlen, et ma olen Eestis, ma ei ole Ameerikas. Mul ei ole Ameerikas ühtegi tuttavat. Miks mina peaks muretsema, kuna ameeriklased on nõus sellega, et terroristid tulid ja ründasid? Ma ei suutnud nagu seda, ma ütlesin, miks ma pean nagu, miks ma ei võiks lõõgastuda ja mõtelda, ja terroristid tulid ja ründasid? Ma ei saa! Sest ma tean, see on vale. See on totaalne fake, sellepärast, et ma tean, ma tegin uurimistöö, ma tean, kuidas majad on heitud, sellepärast, et nende majade kohta on ka mängufilm varem tehtud. Veel tükk aega tagasi on tehtud mängufilm,
Ja kogu see süsteem toimus selle mängufilmi nagu ainetel. Ja sinna kohta on juba multikaid tehtud, selle kohta on maalitud maale alates aastast 1980 on ju, mitukümmend aastat varem, kui see asi juhtus. Pead alati meile näitama, mis meid ees ootamas on. Näitasid, et meil ei oleks ebamugav. Et meil oleks vaata hästi mugav. Ühiskondlikult inimesed on aktsepteerinud seda, et midagi sukest tuleb. Et kuskil on juhtunud vaata ja me aktsepteerime, sellepärast me oleme seda varem näinud. Kallikesed. Covidiga tehti sama ju. 2019 lasti YouTube'is siiamaani avalikult kõik, kus Bill Gates ise räägib, nad teevad selle kõik teatri läbi, nagu kuidas meil tuleb see viirus, meil tulevad lockdownid, need maskid, asjad, kõik on läbi mängitud, sulle näidatud. Ja siis meil tuleb, ja siis inimesed imestavad. Ja vaata, inimestel on hästi mugav vaata, võtta seda vastu, sellepärast, et see on mul kuskil nähtud, vaata. Ja siis ta võtabki võib-olla selle ilma analüüsi võimeta, vaata, ta ei analüüsi, seepärast, et mul on ju näidatud seda, et aga jah, et kui me praegu puutusime 911, siis me võime rääkida ka Estoniast nagu. Ma isiklikult ei ole nii sügavales näinud, aga ma tean seda, et seal on ka kõik kellaajad, kuupäevad, kõik nagu on kuna see on vaata nii hingeline, vaata see värk, et ma ei saa nagu lõõpida väga seda teemat, aga ma mäletan seda päeva. Ma mäletan eelnevaid päevi ja mäletan, mis minuga toimus ja täpselt sama värk nagu ette söödatud ja ette tehtud asi nagu ja nii kurb. Et me oleme kaotanud inimesi sellepärast, et mingi suur süsteem otsustas need inimesed kõrvaldada. Ma ei räägi rohkem sellest. Et nii on. Noh, ja siis muud jutud. Mul läks isegi püramiidid näiteks. Noh, räägi. Kuidas ehitati püramiidid? Mis sulle koolis räägiti? Ma ei tea. Ma jutsin, ma ei tea, mis koolis räägiti. Tunnis, kus räägiti püramiididest. Ma olin seal tunnis, aga Kuidas need tassiti sinna need? Tundide ajal. Mina sodisin oma vihikuid. Aga mida sa sinna joonisid? Täiesti suvalisi asju, mis pähe tulid ja siis ma sain oma eesti keele õpetajalt lausa märkuse ja ta ütles, Angela, kui sul on kasvuraskused, võta endal eraldi vihik, kus sa sodid. Ja siis mina nii kõva mutt, kui ma olin, ma võtsingi. Mul siiamaani see kuskil alles nagu terve paks vihik lihtsalt täis kirjutatud asju, oma asjad. Ma ei olnud kunagi varem päevikut pidanud või nii. Aga tänu sellele eesti keele õpetajale ma võtsin ja ma tegin. Ja siis ma ei sodinud enam sinna tavavihikutesse, aga päriselt ma ei tea, mis meile koolis räägiti Egiptusest ja sellest ajast. Mul pole õrna. Mina ka ei tea, sellepärast, et mina tunnis üldse ei kuulanud kunagi. Aga lihtsalt ma tean, et mida selle ajal räägiti. Et mina õppisin joonistama näiteks mingid mustreid ja siis ma mäletan, et mul kordusid mingid jumala kiftid sümboolsed mustrid, mis on geomeetria ja mis ainuke asi, mis tegelikult on tõetruu, on muusika ja geomeetria. On ainukesed asjad, mille najale üldse saab midagi luua. Nii, mida mina koolis tegin? Magasin. Ja siis ma tegin niimoodi. Nagu panin käe niimoodi ja siis ma Mul on ka nii jutud kogu aeg. Ja siis, mis ma veel tegin, ma panin raamatu sahtlisse, nagu siis lugesin raamatut, nagu sõin ka vahel. Ma magasin vabandust. Ma magasin koolis, nagu et, aga tänu sellele ma lugesin nii palju ilukirjandust. Ja siis tulevad mingid inimesed, kes ütlevad, ei, ilukirjandust ei peaks üldse lugema. See on täiesti pointless, mõttetu, unustage ära. Ei, sa pead lugema neid ilukirjandusi, mida nad koolis ütlevad. Sa pead lugema neid. Kuningas Oidipus ja. Mis oli see, mis iganes nad seal ütlevad nagu, mis see siis need sõja, Meelis ja need jutud, vaata. Ma ei tea, ma ei lugenud. Ma kohustuslikku kirjandust ka päriselt, ma lihtsalt küsisin klassikaaslaste käest. Ma arvasin kirjandust, aga ma ei kannatanud, kuna nad ütlesid mulle, et ma pean seda lugema. Noh, Meelis ja igasugused need poisid, kes Eestis võitlesid, nagu seal nagu läksid siis nagu Eestis hakkasid võtlema nagu, ühesõnaga see kirjandus, kus üritati siis õpilaste järjekordselt, et nad loeksid ilukirjandust siis sellel moel, mitte ajaloolisel moel, vaid ilukirjandus sellel moel, et Meelis tuli ühelt poolt või Kaupo tuli ühelt poolt ja võitles Eesti vabaks. Ikka see, kui hea päts oli. Ja just, täpselt see teema. Et minul õnneks vaata kirjandus meeldis, et ma andsin selle kirjandusõpetajale kõik andeks, et mis ta mulle ette söötis, sellepärast, et ma kõik tahtsin ära lugeda, ma sain ema käest riieldast, ema ütles, et mida sa loed nii palju, hakka tööd tegema. Ja siis ma lugesin taskulambiga teki all niimoodi. Ema tuli tuppa. Magad. Ema läks ära.
taskulamp. Kõik on loetud Meelis ja Kaupo ja Tasu ja Tõde ja õigus ja muud jutud. Ma ei ole kunagi siukseid asju lugenud. Et mul on lihtsalt võtta see kirjanduse teema on hästi niisugune, et ma andsin neile selle võimaluse. Et kuna mul on see nii mugav, siis ma andsin selle võimaluse, et ma lugesin kõik asjad, mida nad ka mult nõudsid ja see oli mul okei. Et kõik see Puškini muinasjutud, luuletused ja värgid ja Tolstoid või mis vene ajal meil olid, nagu mul meeldib vene keel ka muideks. Mul meeldivad hästi keeled, mul meeldivad niimoodi keeled, et siis mul on nii häirib see, et ma trennis ei tohi lasta vene muusikat, kuna kõik Eestis vihkavad praegu nagu venelasi, aga venelane ei tähenda ju seda, et vene muusika oleks halb või vene kunst oleks halb. Et miks meile pannakse kogu niimoodi, et siis ma tunnis pean alati arvestama, näiteks spinnitunnis, et mul on nii ägedat vene mussi, ma pean arvestama, vaatan, kes saalis on. Ja siis ma tean, et okei, täna ei saa seda head vene mussi lasta. Nii kurb, nagu miks meid eraldatakse, nagu. Ei, praegu sa ju isegi saa translate'ida internetis vene keelt. Sa ei saa isegi kalkulaatorit rahas kasutada, vene rublasid asju, see on väga, väga hull teema praegu ikka. Ja vaata, kuidas meile söödeti ette, et tapame venda, ukrainlane, venelane nagu, ja mis tegelikult oli, vaata, oli see, et on tegelikult Ameerika ja Vene väline asi. Ja lõpuks sa saad aru, et Ameerikat, Venemaad kontrollib ka üks sama asi, nii et... ja nagu kullakesed, nagu, et miks te hakkate nagu oma vendi kilgu. Aga see ju ka üks eesmärk on, et inimesi hoidagi seal vastandumises, et oled ühe poolt, teise poolt ja siis ta omavahel sõdiga täpselt, et teil ei oleks aega tegeleda iseendaga, iseendasse vaadata, tegelege omavahel vaidlemise, sõdimisega, kellel on õigus, kellel ei ole, on ju, et pooled, vali pool. Et jumala eest ei märkaks, et ära vali poolt. Ainus asi, mida ma ütlen teile valikes, et püsige keskmes oma tões, ükskõik mis su tõde on, ükskõik kui vale see tundub ühiskonnale, püsi enda tões. Mida sa sööd, mida sa kuulad, milline muusika sulle meeldib. Whatever asi, see on sinu tõde, mitte keegi ei saa seda sulle juhtida või pähe sundida. Nii kui sa aksepteerid kellegi tõekspidamisi, nagu see ongi, vaata see, et mul on nii kurb nagu, et näiteks ongi spinnitund ja ma näen juba seal siukest, ma tean juba kuskil, ta on nii freak out ja mul on nii hea vene muss. Ja kus juures isegi see, kes selle mussi on teinud, pole venelane. Aha. Aga ma ei saa lasta selle pärast, seal tekib, vaata, trigger. Ja. Kui jabur see saab olla nagu, et ma pean vene keelt kartma sellepärast, et oled tekitanud mingi kuradi absurdsuse nagu jah. Mis sul on Vene-Ukraina teemaga üldse seosed või suhted või arvamused? Mina elan oma elu, ma elan oma roosas mullis, nagu ma ei ole ise käinud seal koha peal, mina ei näe ja ei tea, kuidas need pommid lendavad, okei. Ma ei keskendu igapäevaselt sellele, ma ei vaata uudiseid, ma ei tea, mis seal päriselt toimub ja kui see mind praegu ei mõjuta mitte kuidagi, siis ma ei hakka surkima ja vaatama, et mis nad ikka teevad ja kes seal keda ründas ja nagu mis toimub, on. Ma elan oma elu, ma keskendun oma igapäevale, oma heaolule. Vaata, mida ma tahan teha. Nii, aga kui ma ütlen sulle Zelenski Putin? Inimesed võiks aru saada, et nagu tõsi, need on lihtsalt käpiknukud. Igas riigis kõik president, poliitikud, asjad, nad ei otsusta ise mitte midagi. On kõrgemad organisatsioonid, organid inimesed, kes seal ütlevad. Organid kopsud ja mandlid. Mida peab tegema ja vastu võtma ja kuidas käituma, et nagu see on üks näitemäng ja üleüldse see elu kõik siin on mäng, on ju. Et ärge võtke kõike nii tõsiselt. Elage oma elu, vaata, et sul täpselt ela oma tões. Nagu sa ütlesid, see oma tõde on minu arust nii oluline, ma ka olen seda kogu aeg korrutanud. Kuskil mingi aeg mul tuli kommentaar, et mis oma tõde, alati on üks universaalne tõde ja keegi saa oma tõe, selles mõtlesin, et kahju sellest inimesest, aga tema täpselt. Aga just, et see oma tões elamine, nagu nii kui ma selle vastu võtsin, mis elu ma elan, nii lahe lihtsalt, kõik on alati nii äge. Mõnipäev, kui ma ei taha, et ei oleks lahe, siis ei olegi, on ju. Aga siis sa lähed sinna sisse, vaatad korraks nagu, et midagi täpselt, aga inimene ei koge välismaailma, vaid sa koged enda närvisüsteemi. Ja kuidas öeldakse, on ju, et absoluutselt. Saab ju nii öelda, on ju? Absoluutselt.
Täpselt, et on nagu paneme 10 inimest ühte ruumi, nad kõik kogevad eri reaalsusi. Erinevaid asju. Sellepärast sa koged seda, mis on sinu sees. Täpselt. Mis sinu närvisüsteem siis... Mitte keegi välja poolt ei saa sinu reaalsust nagu selles mõttes mõjutada. Ja kuidas inimesed ei saa aru sellest nagu, et sina saad otsustada, milline on sinu väline. Just. Et läbi selle, et sina ju valid selle, mis sinult väljapoolt tuleb sisse nagu. Et see tegelikult on, kas me võiks äkki mõelda välja mingi õpetuse? Isegi olen nõus seda kuidagi moodi nagu, et äkki aidata kedagi. Et äkki mõni inimene ei oskagi vaata seda, et kuidas leida siis, et ma ei... No minu jaoks see on vaata nii lihtne. Ja nagu, minu jaoks nipsi valmis nüüd minna sinna nagu paar sammu tagasi, et okei, kuidas seda teha? Ja, et kuidas see, vaata, kuna meie leidsime selle eos, aga inimesed ootavad, et me aitaks neid. Ja. Et kas me äkki leiame mingi võimaluse, et ma leian mingi... No vaata, praegu me saame nii palju halbu asju mõelda, mingi sõda käib kuskil, halb ilm on, ma ei tea. Täpselt. Ja nüüd muudage oma mindset. Kas sul siin käib või? Sul on katus pea kohal, sul on toit laual. Kas sinu lapsel on okei ja kas sinu lapsel koolis on okei? Sa oled terve, su pere on terve, kõik on hästi. Kas sa tegid, ei teinud, kas mida sa tarbid, ei tarbi? See, et seal kuskil midagi toimub, on sinu viimane ülesanne jälgida. Täpselt, aga nagu mõtlen nüüd näiteks need mingid Araabia maad, kus nagu kogu aeg on sõda käinud ja toimunud on ja inimene nendele üldse pole mõelnud, eks ole, aga tegelikult see toimib. Et sina oma igapäevaelus ei puutu sellega kokku. Need inimesed, kes seal on, nad on valinud, et seal olla on ja nad on allkirjastanud lepingu, et seal olla, need kogemused seal saada. Aga sina praegu oled siin riigis. See on eestlane. Fokusseeri oma perekonnale, fokusseeri sellele, kus sa oled, fokusseeri oma põhimõtetele, kes sa oled. Sinu ainuke ülesanne on päästa oma laps, oma mees, iseennast. Sina ei saa päästa mitte kedagi teist väljapool iseennast nagu, et kui me selle aru saaks nagu. Araabia maades on see sõda kestnud aastakümneid. Me ei saa seda pidurdada. Aga seda uudistes ei näidatud sulle? Ei näidatud, jah, just nagu või ükskõik kus, et tegelikult mind see Ukraina-Venemaa natuke ajas endast välja sellepärast, et mul on eluaeg tegelikult vene keel ja venelased meeldid, Ukrainas on meeldid, venelased meeldinud, mulle meeldid tegelikult kõik inimesed, aga et kuidas siuksed riigid suudeti oma vahel sõja alla viia, kui võimas süsteem on nagu. Vennad pandi killima teineteist, mitte Iisrael või Hiina ja Venemaa, vaid Ukraina ja Venemaa. Mis point seal on? Ma ei taha seda pointi täna puutuda. Ma tean seda pointi. Miks Ukraina ja Venemaa sõda käib? See on muinas jutt, mida me täna siin räägime. Satiir. Meelelahutus ja kõik jutud. Ma tulin lihtsalt kohvi jooma. Me tulime siia planeedile, et aidata ka planeeti maad koos selle inimkonnaga üles ärgata. Ja that's it. Seda ei saa mitte keegi ära võtta. Inimkonnaga, mis sa arvad sellest, et meil ei ole kõik siin inimesed siin planeedil? Ja ikka jah. Mis need lihtsalt on hingetud, mingi NPC-d on ja ikka. Siis on mingid päris inimesed, see mingid hübriidid on ja nagu väga palju kõik versioonid. Ja absoluutselt nagu, et ja ma olen seda algusest peale vaata teadnud nagu, et mul ei ole sellega üldse mingi probleemi. Et kuna minul ei ole üldse millega mingit probleemi, sellepärast ei ole mul mitte kunagi tekkinud ka duaalsust. Selles mõttes, et ma ei anna hinnanguid, sest ma tean, kes mu vastas on. Ma tean, kas mul on sisalik, ma tean, kas mul on hingetu, ma tean, kas ta on kust iganes. Mul ei ole mingit probleemi. Ja mul ei ole sellega probleemi. Aga nüüd pannakse näiteks inimestele, issand, need on, mis iganes, ukrainlased, või need on venelased, või need on sisalikud, või need on whatever nagu. Ja inimene võtab mingi hoiaku, vihkan sisalikke, ma vihkan ukrainlasi, ma vihkan venelasi. Muisurullud. Halloo? Ja, ei, vahet ei ole halloo, et vahet isegi ei ole halloo, vaid lihtsalt on see, et mina olen oodanud, et aga kui mina olen jõudnud siiamaani, et mina juba tulen sõbranna juurde, räägin kohvi kõrvale mikrofoni juttu, siis mulle tundub, et vist on aeg. Vist. Sellepärast, et kõik minusugused peaksid tegelikult, kes pole oma andeid varem ära kasutanud ja läinud selle raha teenimise laine peale,
siis ma arvan, et on aeg tulla välja. Sellepärast, et mina tean, et ma pidin siiamaani peidus olema. Mina ei kasutanud ära ühtegi oma annet. Ja mina tean, et teid on veel. Sellepärast, et ma andsin enne teile ühe vihje. Sina, kes sa tead lõpmatust või oled näinud lõpmatust? Küsi Angela käest, kes ma olen. Et jah. Ja võtta ühendust, on ju? Ja võtta ühendust. Et aga lihtsalt ongi see, et hästi paljusid spirituaalseid inimesi oleme kaotanud just selle tee käigus, sellepärast, et kuna see spirituaalsus läks moeks ja siis hakkasime müüma mida iganes. Hakkasime müüma kõike, oma andeid, oma kive, oma... See sõna, see spirituaalsus on ka natuke vaata juba nagu ära... See on nii odav, nagu nii fake nagu... Ja ma teekski siin vahet, üks on nagu spirituaalsus, teine see on nagu vaimsus. Mis asi nagu see vaimsus ja vaimne ma isegi paneks sinna üldse nagu seda definitsiooni, sellepärast mina paneks igale poole selle, et ma ei kannata fake midagigi. Fake poliitikud, fake spirituaalsust, fake vaimsust, fake inimest. Oota, fake, kas me päris poliitiku ikka üldse on siis või? Poliitika on huvitav teema nagu. Ma olen väga kauge sellest selles mõttes. Aga ma arvan, et need, kes nagu, vaata päriselt praegu näiteks ongi mingi inimene, ta näeb, mis toimub, ta tahab päriselt midagi muuta. Ta läheb poliitikasse, aga ta ei saa minna täpselt, et mingi, ta ikkagi nagu surutakse maha. Jah, ta peab võtma vaata selle vormi, tal üksinda ei lasta seal mitte midagi teha. Ja ma olen seda kogu aeg teadnud ja ma olen kogu teadnud, kuidas poliitilist süsteemi siis maha murda. Juba lapsena teadsin, sorry. Aga kuna ma nüüd lõpuks ometi tulin kohvile ja räägin muinasjuttu, siis ma võin ometi hakata rääkima. Ma teadsin lapsena juba sihukest asja, et kui me kõik koos otsustame, et me ei maksa tagasi automaksu, siis me ei maksa tagasi automaksu. Täpselt. Ja seda automaksu meilt ei küsita. Aga kuna inimesed on nii jänkud, et nad teevad kõike, mida siis mingi süsteem käsib. Aga tuleme tagasi, et enamus nendest pole isegi inimesed. Ja, enamus on need, kes siis juhivad, vaata, nad on seal eesotsas, ükskõik mis eesotsas, kuskil poliitiliste süsteemide eesotsas, oled morsi vahetanud vee vastu. Et tegelikult peaks maailmas olema ainult üks poliitika, ainult üks president, ainult üks soov ellu jääda ja ainult üks soov päästa maailma ja päästa inimkonda. Millest te räägite? Millest te poliitikud räägite nagu tuhandest mingist erinevast versioonist nagu? Aga nad ju peavad sellest rääkima. Las nad vestlevad. Täpselt, las nad siis teevad seda tsirkust, las nad vestlevad. Kuidas see mind mõjutab? Just. Okei, hind tõuseb. Ma siis maksan rohkem, okei. Ma ei hakka oma tähelepanu suunama sinna, et mis nad seal nüüd vastu võtsid ja mis nad seal nüüd teevad. Palju korrati selle jooksul ära neid inimesi, kes hakkasid vaata nagu näiteks mingi asja näol, näiteks targad inimesed, keda ma arvasin targad ja kes hakkasid selle vastu võitlemaks röökima. Ja hommikust õhtuni röögivad selle vastu. Selle asemel, et muuta positiivseks midagi. Nad on aasta aega rääkinud. Ja kuidas saab muuta positiivseks? Ainult läbi iseenda. Ainult läbi iseenda ja läbi positiivsuse. Ükskõik keda te maha materdate, ükskõik mis seadust te maha materdate, ükskõik kui palju te neid oravaid maha materdate. Kuni te ei muuda ise enda elustiili positiivseks, ei muutu mitte miski. Mitte miski ei muutu läbi selle, kui te materdate maha kedagi negatiivselt. See on ju elementaarne, Watson. Vau! Ma arvan päris paljud praegu. Päriselt! Ei, mis ma siin ei ole veel jõudnud isegi rääkima hakata. Me jõudsin peaaegu hiigla. Sa ütsid see tööseks ju. Ja. Aga me hommikul jätkame sellepärast, et mul nagu õhtul pean trenni minema. Ma olen lihtne treener. Ilma vene muusikata. Vahest suudan, aga mulle nii meeldib. Mulle meeldib igasugused keeled. Ja mulle meeldib keeli õppida. Et isegi kui see kool, sa koolis ei ole õppinud, ei ole. Ma olen õppinud igasuguseid huvitavaid keeli. Ja siis mulle mõtlen, et järgmine aasta minu see keele siis praktika ma õpin prantsuse keele ära. Mul prantsuse keel juba tegelikult on. Siis hakkame koos õppima. Mul on ka veel vaja hakata. Ja Anna-Liisa tahtis ka. No võt.
et ja Annaliis on keele peale sama geenius nagu mina nagu, et mul on nagu nii lihtne, aga mul on oma metoodika, mida koolis ei õpetata. Sorry, ma no kuule, ma õppisin vene keelt 8 aastat koolis kokku. Arvad, et ma oskan praegu rääkida või? Natukene aru saan, kui räägitakse, aga ise rääkida. Koolis õpetatakse tarkust. Ei õpeta poolt tarkust. Ja mine ikka peale põhikooli ülikooli on ju, ja et elus hakkama saada. Ja. Et võimalikult vähe suudaksid oma peaga mõelda, et kuidas üldse elus hakkama saada. Kuidas üldse osata süüa teha, osata õmmelda, osata toitumist, osata seksida, osata hoolida. Ei. Emotsioonidega toime tulemine, nendest teemadest ei hakka rääkima, aga ma rääkisin praegu nagu mingid materiaalsed asjad on ju. Aga täpselt nagu emotsioonid, nagu mingisugune vaimsem, spirituaalsem teema. Sellest me ei räägi. Teine teadus. Et uskumatu nagu, et miks koolis õpetada eluterveid inimesi, kes saaksid ellu minna niimoodi, et nad oskavad kõike, oskavad õmmelda, oskavad suhelda, oskavad autot juhtida, oskavad 1+1 liita, kellel on vaja minna kuskile. Aga mõtlen praegu tänapäeval nagu tavainimese koha pealt vaadates õmblemine kui oskus. Tal on ju kõik nii mugavaks tehtud. Poes pluusid 1-2 euri, kui sa lähed kuskil odavamasse poodi on ju. Mis ta selle õmblemisega ise teeb. Ja see ongi minust probleem, et kõik on nii mugavaks ja lihtsaks tehtud ja inimesel ei ole vaja isegi enam neid oskuseid. Täpselt toidu tegemine, ta tellib iga päev omale volti. Näiteks. Minul näiteks meeldib õmmelda ise, mitte et ma olen õmbleja ja disainer. Armastan disaini, armastan kokkamist, ei ole kokk. Et mulle meeldib täpselt teada, mida ma tahan. Et Vene ajal mul oli see ainukene garderoob, mis mul oligi see ema garderoob. Kui ma praegu selle oleks alles jätnud, see oleks high fashion nagu. See aeg oli ulme nagu. Nii. Ja siis mida ma sealt õppisin? Ma õmblesin kõik need siis sirgeks, nad olid seal alt laienevad, vaata. Ja siis ma hakkasin kõiki neid õmblema, siis mõtlesin, et ma oskasin kõik asju ümber disainida nagu. Et ma arvan, et need inimesed, kes nagunii ei taha mitte midagi erilist. Neil ongi savi. Neil meeldib odavus. Minul meeldib odavus. Mulle meeldib isikupärasus, mulle meeldib reaalne teadmine, mulle meeldib reaalne maitse. Mina pean toidust saama reaalse maitse, mitte kõhutäidet. No võib-olla siin ongi vahe see päris inimene ja hingetu on ju. Just ongi see. Et kui mina tahan disaini, siis mina tean, mida ma selga panen. Et ma ei... Nii on. Et see ongi see valikute küsimus nagu, et aga ma olen sajandi tagaselt juba teinud ema ruudulisi pükse sirgeks lõiganud, sellepärast, et olid alt laienevad. Sorry, ma olen sealt sajandi algusest. Et ja just toitumine samamoodi, et kui mina üldse midagi kuskil söön, siis mul peab see andma hullu emotsiooni. Et miks ma peaks sööma midagi, mis mul ei anna emotsiooni? Või siis seda mitte teadmist, et ma söön nagu mida? Ma panen enda sisse mida. Siis vaata, see tavainimene ütlebki, aga ma saan energiat sealt. See ongi see, aga see, ma annan neile ka andeks, et see ongi nende see teadmine. Aga see ongi nende valik. See ei ole minu valik. Mina valin sealt emotsiooni ja need ained, mida mulle selleks hetkeks vaja on, aga mitte energiat. Mina nagu... Ja siis me võime hakata teinekord rääkima sellest, et mitte söömisest saab väga... Oota, ma tahan kohe küsida, räägi sellest kohe. Sa olid pool aastat söömata, enne meil jäigi see teema pooleli. Sa jõid siis lihtsalt vett. Ma tean, et sind häirib sellepärast, et vaata ma tean su ka toitumist, nagu neid asju, nagu et see on ma jälgin vaata neid asju, mis jälgin? Mul on kuidagi läbi Anju äkki jõudnud vaata... Mis kuradi, ma käin sugu just söömas, ta pakub mulle ainult toorest maksa. Jesus Christ, ma ei jaksa süüa nii palju nagu. Aga õnneks iga kord, kui mul raua see protsent maha on, siis võtad vastu. siis ma olen nõus see toorest maksa sööma. Keha tunneb ära, tead, enne seda, kui ma läksin nagu päris normaalse toidu peale, keha on ikka vaata lukus, stressis, sa ei kuule teda. Karjub, aga sa ei kuule. Ja kui ma hakkasin sööma päris toitu, mu keha hakkas muga rääkima, mida ta vajab, millal. Ja näiteks naistel, enne menstruatsiooni, kui ta teab, et raua kaotus on suurem verekaotus, enne menstruatsiooni nädal aega mu keha küsib maksa. Saad aru või? Ma ütlesin, issand kujuta, miks mul maksa isu on, ma ei tea. Ja sa võtadki see 1-2 ampsu ja korras.
sa saad sealt kätte oma kogused, keha räägib, aga nüüd on see hetk, et kui tavainimene mõtleb, mu keha räägib muga, ta küsib šokolaadi ja ta küsib nagu täiega crap toitu ja mäkki, su keha ei ole korras veel, et seda kuulata, eks ole. See keha räägib sulle lollust, et seal on parasiidid, kes räägivad. Kas me tahame parasiitidest rääkida nagu? Kas olete nõus parasiitidest? Kuskil oli nii hea video, kus oligi, et mina ei taha magusat, parasiidid mu kehas tahavad magusat. Sealt edasi, sealt parasiidist annab üldse minna sinna ka vähihaigusteemade peale, et aga me praegu sellega siin, me ei lähe sinna teema peale, aga ma lihtsalt jääme seal toidu sinna, seal kus see maks ja kõik see värgid, et sa küsisid mu käest, vaata, et pool aastat ja kõik see värk nagu. Jõid vett ainult? Tegin ka ainult toormahlasid, toorpeedimahla ja siis kuna mul oli hull kalaisu, siis ma keetsin räime mingit vees ja jõin räimemahla. Et ainult seda vedelikku siis ainult vedelikku. Sülitsin kõik välja, mis isegi väikene ude tuli mulle suhu, sülitsin välja. Räimed andsid koertele või? Prügikastid koerad ütlevad, et kuule nalja teeb. Mul on 3 koera, 3 kassi, kes on niuksed udupeened karnivoorid, et saavad sinu juurde toituma. Issand jumal, pakkusin neile keedetud räime, nad ütlesid oksendid selle peale. Nagu. Et, ja mida kauem ma olin, seda puhtamana ma tundsin ja seda rohkem mul energiat oli. Ja kuidas saab olla, kui meil on kogu öeldud, et meil on vaja energiat toiduks nagu. Mu isa samamoodi ju, 15. paastupäeval ta ütleb, issand, ma olen energilisem kui kunagi varem. Just. Siis mõtled, et toidust me ei pidanud energiat saama või, mis siin toimub? Ma olen neid veinitanud, ma alustasin kõigepealt 3, siis tegin 5, siis tegin 2 nädalat, siis tegin 41 päeva, nagu see mees tavasi ette näeb ja siis ma panin pool aastat ja siis mõtlesin, et mu sõbrannad lihtsalt viskab mul üle parda sellepärast, et neil ei ole üldse mõtet minuga rääkida, et ma õhtusöögile kunagi ei tule, vaata. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma lihtsalt tulen inimestele vastu ja ma söön. Mis asi see on nagu? Mida meil õpetakse üldse valesti? Et miks mul ei teki mingit ainepuudust? Miks mul ei teki energiapuudust? Ja ma tulen sõbrannadele vastu, et süüa. Sellepärast nad muidu sotsiaalselt jätaksid mind maha. Sellepärast, et ma ei joo veini, veini, lompsuveini et veinidieet on muideks väga hea, naised, kui te tahate õiget dieeti, siis veinidieet on jumala hea. Päriselt? Jaa. Ei, ärge nüüd tõsiselt võtke. Aga lihtsalt on üks versioon dieetidest, on veinidieet ka. Veinidieet on nagu, et see oli nali lihtsalt. Praegu oli nali, ausalt, see oli nali. Et ja siis mõtlesin, et okei, ma siis tulen tagasi ja siis söön. Aga mu pere, õnneks mul on pere algust peale. Mul on sama pere kogu olnud terve elu. Lapsest saadik on mul üks inimene kõrval. Et kõik, mis muinasjutte ma siin täna rääkinud olen ja mul on ka üks sõbranna, kes need muinasjutte on algust peale kuulnud ja siis mul on 2 tütart, kes ka, nemad ei ole nii palju kuulnud. Et nemad teavad. Et ma need kõik katseid olen teinud. Aga mis esimene söök oli, mis siis peale seda poolt aastat nagu päriselt sõid? Tegelikult oli aastavahetus ja siis ma tahtsin hullult lõhet. Kala poole tõmbas ikka kala ja siis näiteks kui mina peaks liha sööma, siis tartar. Toores. Et toores liha, muna sees. Toores muna. Toores muna. Et kui mina liha söön, näiteks kui ma olen restorani, just oli Annales sünnipäev oli, siis mina tegelikult söön jube harva liha, aga kui on üritus, siis mina söön tartar ja toores muna sees. Et kui ma tunnen, et mul see rauapuudus ja mingid asjad on paigast ära. Et ei ole mõtet keeta mitte mingid asju nagu naljaninad nagu. Siin on küsimus, et nagu inimesed pangas või Google'isse. Millisel temperatuuril vitamiinid, mineraalid hävinevad? See on väga madal temperatuur juba. Ja siis on neid vitamiini, nad tahavad seda kõhutäidet. Nad tahavad seda... Aga isegi kui keegi ütleb, et jaa, et ma söön punast liha, ma saan sealt oma vitamiinid kätte. Aga kui sa praed selle liha läbi, sa teed mingi well done liha, mis ei ole seest isegi toores on ju. Mis temperatuur seal sees isegi on, kui see toores on. Neil tundub, et nagu... Kuuleks midagi, mingi siuke aine nagu. Ma ju tegin siin suvel, vaata 6 aega testi, sõin ainult toorest.
see on üks võtta uus info ilma soolata, on ju, mida sool tegelikult meie organismis teeb, on ju. See on ainult toorest ja see on see puhas karnivoorus, et ütleme, et kui ma võtan sealt sellest värgist ära see, mis sool meile vajalik on, sest kui mina tegin paastu, siis ainuke asi, mida mina juurde tarvitasin, mitte liha, vaid meresoola kristalle. Sellepärast, et meil on vaja, sest et meil on vaja neid mineraalaineid vaata kehasse. Aga siin ongi see koht, kui uus info on ja ma tahtsin kohe proovida oma keha peal, miks inimesele sool halb on ju, ja kuidas, kui sa sööd ainult toorest liha, kuidas sa sealt saadki täpselt kõik need elektrolüüdid ja vitamiinid, mineraalid kätte õiges kujus, õigel vormil õigete. Sul tekib mingisugust puudujääki soolast? Täpselt, aga kui sa näiteks toorest liha ei söö iga päev, siis täpselt sa peadki. Siis tekibki see soolapuudus. Et aga me peakski vaata jagama neid omavahel neid informatsioone vaata inimestele, sest et kui mina teen täispaastu. Ja jälle sinna, et iga inimene on erinev. Kuula oma keha, mis sulle sobib. Absoluutselt. Aga sa pead kuulama ja siis inimesed mille pärast ütlevad, et aga ma ei kuule oma keha. Aga sa pead jõudma sinna maani, et kuulda oma keha. Sellepärast, et siin reaalsuses on meile kõige olulisem meie keha. Mis esimene samm on siis, mida teha, et oma keha hakata kuulama? Nädalas kõigepealt üldse kord paastu, et sul tekib ebamugavustunne. Et sa üldse aru saad, mis su kehas toimub. Kui sul on põletikud, kui sul on põlvedes liigestes põletikud, siis on ju elementaarne, et sul on süsivesikute ülekaal, eks ju, siis lisame 3 päeva paastu. Või kas või vaheldub paastuga alustada, ma arvan, et vaata, tänapäeva inimene sööb, alustab hommikul kell 7 hommikusöögi, õhtul kell 9 lõpetab, hommikust õhtuni sööb. See ärkab öösel üles, käib vetsus, sööb ka veel külmkapist midagi on ja keha peab kogu aeg seedimisega tegelema. Aga nüüd alusta vaheldub paastuga, näiteks alustad kell 12 söömist, õhtul kell 8 lõpetad, juba keha saab rohkem tunde paastuda, tegeleda haigete rakkudega on ja tervendada ennast. Ja siis sa juba hakkad nagu selgusele rohkem jõudma, mul pole isusi enam on ja. Nagu... Selleks ongi distsipliini vaja vaata. Kui inimene juba spordiga ei tegele, siis on jube raske neid sinna saada distsipliini. Sest nad kogu ootavad nagu, et see, et kuidas mu keha siis ütleb mulle, siis keha peaks vajutama tuut, ei vajuta tuut. Sul endal peab peas ajus olema see tuut, et ongi. Ja siis on see, mis sa räägid sellest hommikusöögist, vaata, mida on eluaeg öeldud, vaata, et inimene peab hommikus sööma. Kes mõtles välja hommikusöögi? Kes ütles, et hommikusöök on kõige tähtsam söök päevas? Tee uurimistööd. Kust tuleb see hommikusöök? Breakfast, breaking the fast ehk et paastu katki tegemine. Kõige tähtsam toidukord on see, kus saad kõige rohkem mikro-makrotoitaineid, kui sa oled see tavainimene, kes toidust on ju. Mitte õhust, mitte energiast. Palun mitte arvestada. Et tegelikult mina olen juba issand üle aasta ja nüüd hommikusööki mitte söönud. Mina alustan siis kas kell 3, kell 5, vahest arva enne päevi nädal aega kell 12 päeval on ju, et ma kuulan oma keha, millal ta vajab toitu veel. Ma veel sinna energiatoitumiseni pole jõudnud, aga täpselt, et siuke kord päevas piisab. Kunagi minuni jõudis ka info aastaid tagasi, et inimene sõi kord päevas, mõtlesin, see ei ole võimalik, nagu ma ise sõin mingi 5-6 korda, mul ikka nälg on ja see ei ole võimalik, ta sööb 1 kord päevas, mis seda ajab, et valetab. Ja nüüd ma olen ise niimoodi toitunud ja ma ei hakka rohkem kommenteerima. Ongi see, et ärge uskuge seda, et hommikusööki peab sööma, et alati uskuge enda keha. Ja millist hommikusööki? Millist hommikusööki? Kas sa sööd putrupiimaga? Putru, krõbinaid, saia? Oh my god. Nagu... Või sa sööd muna, avokaadot, liha? Kas me tõmbame mingi valgulaksu või me tõmbame süsivesikulaksu? Peale süsivesikulaksu tekib insuliini Baba! Ja reaalselt nagu kunagi meil liikles siin sotsiaalmeedias videod, hommikupõder läheb otse kõhu pekki. Ja kui sa teed natuke uurimust, et siis tegelikult ta lähebki. Ja siin inimesed olid seal hullult nagu vihas, et mis asja, mis loll jutt on eluaeg, oleme putru söönud on ja oleneb millega, millal, kuidas sa seda sööd. Millal sa oled ärganud, kui palju on unest. Mis seal pudru kõrval on, kas sa paned muna? Valkuga sinna ligi. Et lihtsalt ongi see point, kui te sööte süsivesikut, lisage sinna törts valku nagu. Ja see nagu, see juba likvideerib. Pane tükk võid ka pudru peale. Ja. Pane tükk võid. Pane igale poole võid. Mitte teil öeldi eluaeg, et võid ei tohi süüa. Rast teeb ju paksuks. Kuule, ma olen profitantsija. Arva, mille pealt ma elasin? No. Aspartami. Ohoh. Ja, sellest ma tulen sealt. Ja ma sain mürgituse ja ma sain aru, et mu ainevahetus läks nii hulluks,
sellest ma kasutasin ainult neid dieettoite aspartami baasil, vaata. Jaa, madala rasvasisaldusega on ja kõik. 0 kalorit, suhkruvaba. Kõik. Kes ei tea, siis aspartam on suhkru asendaja nagu keemilisel vormil. Ja isegi meil väidetakse, et stevia ja erytritol näiteks on looduslikud, siis no tee natuke uurimustööd ja vaata, mis meil turul päriselt saadaval on, kui palju steviasse on lisatud mahuaineid ja no see ei ole puhas stevia. Kui ma siia vahele põikan, siis see roosas sool ei ole ka alati roosas sool. Oi. Soolast ei üldse rääkida, kes meil see lauasoola mingit tarbib, siis oi. Et ühesõnaga, jah, see ka. Aga näiteks, kui ma käin näiteks korra aastas käin fitnessfestivalil Itaalias ja alati, kui ma tagasi sõidan, siis ma lennukis võtan korraliku suhkruga Coca-Cola. Sellepärast, et kui ma üldse Coca-Colat joon, siis Coca-Cola on ravim. Kui te suudate seda juua ühe lonksuga, siis te taastab, kas teil on mis iganes kõhuhädad. Sest kui minul on pohmell näiteks, korra aastas. Ikkagi inimene, ja 21. sajand. Siis, et ei söö pool aastat. Ja iga kord on täheldan, mis värk see on nagu. Ja peale 3. korda ma hakkasin nagu mingit kokku viia mingit asja. Coca-Cola õiges vormis, paar lonksu, tasakaalustab need happed, muudab need kuidagi aluseliseks. Sellepärast, et kui on üle happelisus, kui sul on pohmell või muud ebatervislikud eluviisid, siis sa pead muutma need aluseliseks. Ja Coca-Cola 1 lonks, mitte pudel, muudab need aluseliseks. See on huvitav. Jaa. Sellepärast ma olen seda täheldanud enda keha puhul nagu, sest äkki see on ainult sinu keha? Äkki teiste minu keha ei ole? Ei, seal ma proovisin olla nii neutraalne kui võimalik, nagu seal ei ole mingi paasuvärgid, vaid ma räägin Coca-Colast, sest ma olen nagu väga Coca-Cola vastane muidu. Ja siis ma avastasin mingitel hetkedel, näiteks kui on kõhugripp. No nagu öeldakse, Coca-Colaga võid torusid puhastada. Ja kui on kõhugripp või on pohmell, täpselt sama asi. 1 lonks, jah? 2 lonksu, mitte pudel. Ja ta millegi pärast mürgi vastu tekib tekitab aluselise värgi nagu. Mürgi vastu on see teema, sest sul on nii happeline ja sul on vaja see neutraliseerida sellega, et sa annad talle peale võimalikult meeldiva mürgi. Ja Coca-Cola õiges versioonis on ravim. Ta müüdi kunagi vanal ajal apteekis ravimina, aga meile on ta müüdud karstusjoogina. Et mina olen seda... No kunagi pandigi sinna sisse igasuguseid tänapäeval keelatud aineid, on ju. Jumal küll, nii kahju, et nad enam ei tee. Äkki panevad, et tekitaks ikka sõltuvust ja tahaksid veel osta. Pakend etiketile kirja ei panda, aga tegelikult midagi pannakse. Ma ei usu, et see pigem on ikkagi see suhkru või siis aspartami nagu see värk nagu... No veel näiteks toidulisandite tööstuses tehakse niimoodi, vaata, etiketile kirja ei panda, aga tegelikult pannakse neid aineid sinna anaboolsesse roidasju sisse. Ma ei usu, et Coca-Colasse nad äkki julgevad nagu... Ma seda toitainet, kohe jõuame sinna maani ka, aga et kurat, ma Coca-Colas ei tohi ropenda. Miks ei tohi? Ma just kuulsin intelligentsemad inimesed ropendavad rohkem. Mulle nii meeldib ropendada. Ja siis tulevad need nii-öelda need spirituaalsed vaimsed ütlevad, ei tohi ropendada, ei tohi suitsetada, ei tohi juua, ei tohi liha süüa, ei tohi, mitte midagi ei tohi. Ja siis mina ütlen, fuck you. Ja mul tundub nii hea tunne, nagu siis mõtlen, et kumb meest praegu võitis. Mina võitsin, sellepärast, et ma sain teraapia, sest minul ei ole terapeuti, sest mina olen ainukene minu terapeut ja ma mitte kellelegi ei tee liiga, ma ei räägi laste kuuldes, ma ei räägi, Anju kuuls ütlesin, liikluses ma võin öelda. Autoroolis võib. Aga ropendamine on jumal sa saad omale konkreetse teraapia. Pane nagu ja ma täna, kui siia sõitsin, kuulasin mingit udupeent, mingit vene tegelast, kes rääkis, et ropendamine on nii negatiivne. Ropenda on nii tore, kui sa oskad. Kui sa oskad. Alati on see koht, et mitte me hakan sulle räägima, tere
tere, Angela, fuck you. Elu läheb nagu. Täpselt, kui sa oskad seda pannagi sa ei tee kellegile liiga sellega. Ma just üks päev vaatasin, sotsiaalmeedias tuleb ette, äkki Tarmo Urb käis kuskil podcastis ja räägib, tema alkoholi üldse ju. Tema joob vahest head konjakit, head viskit, on ja siis kõik inimesed seal jumala leilis mingi, mis asja sa ajad, see ongi alkohol. Aga kõik on siin kinni. Kuidas seda võtad? Kas see on sulle halb? Kas see on sulle hea? Mida see su organismile teeb, on ja? Ja sama ropendamisega, kas see vabastab? Inimesed närvi, kes ütlevad, et ma alkohol ei joo, siis tuleb lõpuks välja, et nad joovad veini. Siis mõtlen, et mis see alkohol siis nende inimeste jaoks on? Siis inimesed on pannud endale nagu mingid sünonüümid, mingi asjad on halvad. Et kuni sinu sisetunne ei ütle, et see on halb, siis sinnamaani see ei ole halb. Joo kas või pudel veini, kui see ei ole halb, siis ei ole halb. Jaa, nii põnev. Vanaema tehtud pannkoogid näiteks. Vaata, kui sa ütled, muidu suhkur on halb, aga vanaema teeb armastusega, ta paneb sellise energia sinna sisse, paneb ka suhkurt, aga sa sööd selle ära, see suhkur ei mõju sulle samamoodi. Absoluutselt. Seal on mingi point, vaata nendes asjades nagu, et see, kuidas me tarbime ja mida me tarbime nagu. Mis mindsetiga. Ja kui teadlikkusega, et ma söön, kas ma lähen vanama juurde ütlen, et kuule, ma ei söö susivesikuid nagu pista endale pilsisse. Loomulikult söön. Ma nutan ja söön, nagu, sest see on nii ilus nagu, ja kui on vaja, ma joon pudelviskid ka ära, kui on vaja rekkameestega nagu sammu pidada, sellepärast, et nagu nad üritavad nagu sammu pidada nagu, kui on vaja, siis on vaja ja kui ropendan, on ka vaja. 21. sajand. Üks päev surema niikuinii. Sajand ei loe, vaid loeb see sinu sisetunne. Kui sinule ongi see pannkook on halb või ropendamine on halb või vaktsiin on halb või whatever asi, liha on halb, whatever halb, siis see on halb. Ära usu mitte kedagi, kes ütleb sulle on hea. Kaalu langetamisel samamoodi. Kui inimene sööb näiteks, ütlemegi võid, ütleb, ei, ma ei saa võid süüa, see läheb mul kõik pekki, see läheb kõik rasvaks, siis lähebki. Ma olen vaata endine tantsija ja meil õpetatigi kunagi ja ma olen nii palju oma peas muutnud läbi selle, et ma olen õppinud toituma, mitte dieeti pidama. Ja vanasti õpetatigi see, et sa ei tohi mitte mingi süüa. Saad aru, nagu ma julgengi süüa midagi, sest ma isegi julgen nagu, et sellest tulidki need kuradi puliimikud ja kõik jutud vaata, sellepärast, et kogu öeldi, et sa pead dieeti pidama, sest julgen isegi nagu, ja ma julgen üldse midagi süüa. Ja siis ma avastasin, et mingi totaalne error nagu, et tegelikult tuleb süüa õigeid asju, esiteks õiges järjekorras, õigeid aineid ja süsivesik on ainukene vaenlane ja toidupüramiid, palun toitumisspetsialistid, ärge mind killige, on ka fucked up. Keerame tagurpidi, räägin, siis jääb see rasv sinna kõige alla, valdkond teine ja süsivesik kõige üleval kolmas. Praegu on ju meil vastupidi, süsivesik on suurelt kõige all, siis mis meil on seal natuke valku ja siis on rasv, on ju. No kommi asju ma ei hakka rääkimagi, need ei käigi sinna. Me ei räägi kommidest, me räägime ikkagi nagu tervislikust nagu toitumisest. Toitumisterapeudid räägivad, vaata 80-20 elustiil, et vahest peab sööma ja lubama endale mingid kräppi ja... Oleneb, mis su kräpp on. Ja. Et sellepärast ma olen ütelnud oma peres, olen ütelnud, et kui on vanaisa juubel, siis kräpp sott. Kui on annu 20 juubel, kräpp sott. Me ei võta, me ei lähe nagu kuskile peresisesele mingi üritusele, ma ei saa süüa, mul on dieet. Vaid need ongi need 4 korda elus, kus sa teedki need asjad ära, sellepärast, et ongi külalised on vaata nii erinevad ja sa teedki need erinevad asju. Ma just mõtlengi inimesi, kes võtavad selle nädala lõikes näiteks. Just. Nüüd need esmaspäevast reedeni on ilusti jälgin oma dieeti, loen kaloreid, sisestan äppi ja siis laupäev, pühapäev võin kõike süüa, mis tahan, see on see 80-20 elusti nende jaoks nagu on ja see nagu... ei. Nad ei tea, millest nad räägivad. Ärge isegi üritage, mina räägin 4 korrast elu aastas. Ma täna hommiku just rääkisin kodus, 4 korda aastas. Mitte, et iga nädalavahetus. Nagu enamuse jaoks on see reaalsus. Nad ootavad vaata neid patupäevi, et ma nüüd toitun ilusti ja siis ma lasen aga siis on ka kuskil vaata mingid inimesed, kes ütlevadki, et nad võivad nagu nii suures koguses neid kaloreid süüa ja peabki mõtlema, et kas nad on sportlased, kas nad ei ole mitte sportlased, vaata. Jah, kõik mängib rolli.
et seal mängib nii palju rolli. Inimese vaimne ja see emotsionaalne tase just, ka. kas ta tekib stressiolukord, vaata, kui ta hakkab seda, nagu seda geneetiline taust, eelmised elud, kõik mängib rolli. Kõik armukesed, kõik jutud, nagu me ei saa teid kontrollida, kallikesed, nagu te peate ise ka natukene mõtlema, nagu, et kallikesed, kui te tahate alla võtta, siis ei aita dieet, vaid me peame õppima õigesti sööma, spirituaalselt õigesse kohta arenema. Ajalugu on savi. Okei, see selleks, et me jõudsime toitumise peale, vaata, et just, et on oluline ka usaldada, vaata, neid inimesi, kes tegelevad nagu toitumisega ja spordiga. Ja oleneb, mis sport on, vaata. Aga siis usaldataksegi inimest, kes ütleb sulle, et jaa, et vahest krõpsu ja mäkki ja kommi söön, okei, et nädalas korra teeme patupäeva ja 80-20 reegel ja see toimib, vaata. Kas need inimesed ongi ise seal magusa sõltuvuses selles ringis kogu aeg? Ma ütlen ainuks asja, mis ma ütlen teile, ainsa tõe, mida ma teile ütlen, et ei pane ühtegi magusat suhu, et teil on fucking ussid kõhus, kui tahate magusat. Ja kui sa tahad lisainformatsioonis küsi mu käest nagu, et ära topi omale mitte fucking asja suhu, sellepärast, et need parasiidid tahavadki seda ja mitte ainult kõhus, vaid igal pool su kehas, aju, silmad, kõik, me ei hakka rääkimagi. Ma võin igast tantsuda. Ongela, meie kohvitamine on läinud üle pea kaela nagu, ma ei saa aru nagu ei ole või? On küll jaa. Mis kell sul trenn hakkab? Ma olin pea ära. Kurat küll. Issand, ma olen siin, oleks rääkinud edasi, aga ma isegi, sa saad aru, et ma pole veel alustanudki rääkimist. Ma just tahtsin öelda, et kuule, et me oleme siin pläkutanud, aga nagu päris teemadeni ei ole jõudnud. Me tegelikult peame ikkagi mul on 15.30 juba uuel tänaval, mul on No vot, siis meil ongi lõpp praegu ja me jätkame päris teemadega. Järgmine kord. Täna oli meil siuke muinasjutud ja ma käisin niimoodi, jõin kohvi ja morssi ja kõik jutte nagu. Me oleme sportlased, me oleme koos sportlased, aga lihtsalt mul on nagu ma mõtlesin, ma tulen kapist välja. Et, lõpuks tehtud, aga ei, ma pole veel kapist veel tulnud. Ma andsin sulle poole jalaga nagu. Üks jalg on väljas, järgmine kord tuled juba terve jalaga. Tegelikult avalikustaks natukene spetsiifilisemalt neid asju. Ja seda me teeme järgmine kord. Jääge meie kanalile. Aitäh, Annel, et sa tulid. Kohvi jõid ja jutustasid. Tšau!